Laupäeva hommik, väga mõnus, hommikused tervitused kõigile ja põhjus on täna istuda natukene maha ja rääkida asjadest meie peas, elust meie ümber. Toimub siis vaimse tervise mess pealkirjaga Püsime koos. Ott Oja, kes on VATEC-i vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni eestvedaja. Mis mess siis täna meid ees ootab? No meid ootab ees esimene virtuaalne vaimse tervise mess, ehk siis on võimalus kõigil oma kodudest ühineda meiega siin, et kuulda spetsialiste ja inimesi rääkimas enda kogemusest vaimse tervisega, kuidas seda vaimse tervist toetada. Ja me räägime just siis selles võtmes, et kuidas me toetame vaimse tervist igapäevaelus, et kuidas hoida seda vaimset hügieeni oma peres, oma töökohal, enda sees isiklikult. Ja meil on selleks siis oleme siin järgmised 2 tundi, eks ole, vestlemas, käivad inimesed külas ja pärast seda on meil ka siis töötoad, kus on võimalik osaleda Zoomi vahendusel ja need töötoad on siis meil üleval vatec.ee veebilehel. Ja samuti kõigele lisaks üks mu lemmikpooli on see, et meil on inimestel on võimalus reaalselt vaimse tervise spetsialistidega veebis chattida. Ehk siis jällegi VATEC-i lehel on üleval meil organisatsioonid, nende tutvustused ja kes ootavad siis Facebookis, et inimesed tuleksid, küsiks nende küsimusi, räägiks nendega juttu, et jällegi võimalus jälle õppida ja muresid kurta. No, täna algab või tänasega algab terve nagu vaimse tervise kuu ja väga palju on nii sotsiaalmeedias tänavatel olnud juba ka näha selliseid üleskutseid, mis panevad ühest küljest mõtlema, teisest küljest mingil kombel, mingil moel ka käituma. Ott, miks see toimub oktoobrikuus? No, eestlane ikka teab, et järjest tuleb talv peale, mõnus suvi on läinud, selline suvi, kus sai pigem rohkem puhata, sai stressist veidike maandust, sai päikest tõmmata sisse kõik endale ja nüüd läheb järjest pimedamaks, läheb järjest väsitavamaks elu. Ja see on hea hetk, et mõelda, et kus on meie enda harjumused, kuidas on meie enda harjumused enda vaimse tervise hoidmisel, et ühelt poolt, et see talv läbi elada, aga tegelikult, et lihtsalt üldiselt et tunda ennast paremini. Ehk see on vaimse tervisega tegelejate jaoks ka selline levinud teadmine, et vaatamata sellele, et vitamiine peaks olema justkui suvest ja sügisviljadest piisavalt olemas, siis ikkagi selline vaimse tervise jaoks nagu keerulisem aeg nüüd hakkabki. Et see ongi põhimõtteliselt koht, kus iseendaga oma kaaslastega peakski rohkem tegelema. No see on üks keerulisematest aegadest. Eks meil kevad kipub ka olema see traditsiooniline kevadväsimus, mis meid samuti väsitab. Ja samas kõik see oktoober tuleb ka sellest, et tänane on meil ju ülemaailmne vaimse tervise päevaks ka, et tähistame seda koos maailmaga. Ott, kui sa mõtled ja sul on lihtne mõelda, sest et kogu see kava on ju sinu poolt kokku pandud, sa oled kõik need asjad põhjalikult läbi mõelnud, mitte et teised ettekanded ei oleks nii tähtsad, aga on mõni selline ka, mida sa väga ootad, mida sa tead, mis ka sinu kas mõtetega hästi haagib või on väga vastupidi viljakas just oma uute lähenemistega, mida sa eriti ootad? Ma tooks isegi 2 välja. Esimene nendest oleks Ave Kaili esitlus, kes siis on tööpsühholoog ja tema on minu endale natukene hea meenutus, et kuidas ma ise tööd teen ja kuidas tööstressi vastu võtta. Ja tema tuleb meil siis järgmise paari tunni jooksul, tema esitlus tuleb meil eetrisse. Ja samas siis töötubadest, mis meil jooksevad, on Katrin Tibar teeb esitluse sellest, et kuidas endaga paremini läbi saada. Ja see on miski, millest mis jällegi läheb väga palju kaasa minu enda mõtlemisega ja kuidas ma ise enda vaimse tervist üritan toetada. Käime selle tänase päeva veel üle. Meil on siin mitmed vestlused, siis on mitmed ettekanded, kõik need on kuni kella 1 ja peale seda on siis võimalik osaleda erinevates töötubades. Kui keegi ei ole nüüd ennast veel registreerinud, aga tunneb, et tahaks osaleda, olla reaalajas kohal, mida ta peab tegema, kuidas nende töötubadega saab liituda? Nendest töötubadest polegi vaja registreerida. Nende töötubade lingid on juba üleval vatec.ee veebilehel ja lihtsalt enne töötoa algust minna sinna töötoa Zoomi lingile ja kindlasti enne alla tõmmata siis Zoom see äpp või siis see programm ja saada ühineda töötoaga. Tasub muidugi arvestada, et igal töötoal on osalejate limiit, enamasti on see 100 inimest, nii et
võib-olla igale poole päris ei mahu. Kui töötuppa ei mahu, siis on alati võimalus valida mingi teine töötuba või minna sinna jällegi veel lehel allapoole ja rääkida nende organisatsioonidega, chatida nendega Facebooki teel ja oodata järgmist töötuba. Ja paljud töötavad ka salvestame, nii et need ilmuvad pärast meie enda sotsiaalmeediasse ülesse. Väga tore, Ott. Selline päev ootab meid siis ees, järgmised 2 tundi siit, edasi juba siis töötoad, igaüks seal, kus ta tahab kaasa lüüa ja osaleda. Aga meie kutsume siia nüüd, või mina kutsun siia järgmise külalise, nii nagu see meie kultuuriruumis kombeks on väga sageli, siis on kohal ka inimesed, kelle töö on kureerida seda valdkonda. Täna on Tanel Kiik, sotsiaalminister siin. Tanel, kas see, et on vaimse tervise päev, on nüüd ministri selline rutiinne kohustus või tuksub teie süda kuidagi teistmoodi sellele teemale kaasa ka, kui nüüd täiesti ausalt ära rääkida? Ja, tervist. Ausastus on see, et vaimne tervis on, ma arvan, valdkond, mis on iga ühte meist puudutanud nii isiklikult, otseselt kui kaudselt, nii et igal juhul tegemist on ka minu elus olulise küsimusega, millele tuleb rõhku panna, on see noorena, on see lapsena, on see täisealisena, on see töökollektiivis, pingete kontekstis ja täna loomulikult on ta minu laual ka tulenevalt ametialastest kohustustest, nii et igal juhul on täna eriline päev ja soovin kõiki tänase päeva puhul, ma ei tea, kas õige õnnitleda, aga võib-olla sellele tähelepanu juhtima. Kiik, kas ei ole nagu paradoks, et vaatamata sellele, et kui uskuda statistikat ja vaadata erinevaid näitajaid, erinevaid numbreid, mis ühiskonda kirjeldab, läheb meie elu nagu üha paremaks. Ehk siis mure sellepärast, et kas me saame hakkama, kas meil tuleb välja üldisemas tähenduses, võiks kogu aeg justkui väheneda. Aga vastupidi, et me näeme tegelikult, et inimese jaoks tema vaimse tervise küsimused muutuvad üha enam aktuaalseks. Miks see nii on? Tegelikult on nii, et maailma ümber muutub üha keerulisemaks. Ehk alati on lihtsam, kui on võib-olla see infoväli ja teemade ring, mida me käsitleme, piiratud. Täna me teame seda, et inimene peab üheaegselt mõtlema selle peale, et kui palju ja mida ta süüa saab, mida ta tööl käib, mis toimub Lähis-Idas, mis on COVID-19 olukord, mis on tema siis lapse või noorte Facebookis toimuv, kuskil varitsevad veel kõikvõimalikud manipulaatorid, petturid, seksuaalkurjategijad ehk et tegelikkuses neid kohti ja võib-olla võimalikke ka vaimse tervise stressi tekitajad on lihtsalt meie elus väga palju. Kas siin on kuidagi nagu valitsustel riigi juhtimise kaudu võimalik neid asju, neid pingeid ka vähendada, et kas riigieelarve 2021 on praegu, Riigikogus laual, kas see riigieelarve kuidagi reaalselt vähendab vaimse tervise pingeid? Ma arvan, et kindlasti teeb seda. Võib-olla mõnes mõttes konkreetse näitena siis alustame kliiniliste psühholoogide kutseaasta rahastamist, eraldasime veel lisaks sellele 0,6 miljonit, samuti vaimse tervise. Või probleeme aitab kohendada. Jaa, sellega nõus, aga ütleme tervisesüsteem tervikuna tegelikult tegelebki mõlemaga. Ta tegeleb ennetusega, ta tegeleb ka lahendamisega, teistmoodi saagi. See on nagu Päästeamet, ei saa öelda nii, et tegeleb ainult ennetusega, ärge kustutage, tuleb teha mõlemat. Ja eks seda teeb ka käesoleva aasta järgmise aasta eelarve, ehk oleme haigekassa lisaraha ette näinud, vaimse tervisele lisaraha ette näinud ja loomulikult laiemalt selline kindlustunde andmine ühiskonnale, et me selle COVID-19 olukorraga tuleme toime, et me majandusraskustest tuleme välja, et me aitame inimesi töökohtade säilitamisel ja me pöörame tähelepanu ka vaimse tervisele, on see kodukeskkonnas, koolikeskkonnas, töökeskkonnas, see on kindlasti oluline. Kui me vaatame seda, kuidas Eestis vaimse tervise teemadega tegeletakse, siis kõiges selles mulle tundub, et on väga palju esiteks huvilisi, see läheb inimestele väga korda ja seal, kus on suur huvi, seal on ka väga palju värvikirevat pakkumist. Kui heas seisus meie selline teaduspõhine vaimse tervisega tegelemine teie hinnangul on? Ühest küljest peame loomulikult õppima alati rahvusvahelist kogemusest, aga lisaks sellele teevad väga palju uuringuid, teevad siin valdkonnas tööd Tervise Arengu Instituut, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, tihti siis RITA toetuste najal. Ma arvan, et see on valdkond, kus sellist uurimismaterjali, teadustööd jagub mitte ainult aastakümneteks, vaid aastasadadeks, nii nagu ka tagasulatuvalt on ju seda olnud. Ja loomulikult ma arvan, et oluline on ka just see, et me neid teadmisi püüaks maksimaalselt avalikkusega jagada, päris ellu viia, on see siis nagu töökeskkond, on see koolikeskkond, on see, nagu viitasin, kodune inimeste kasvukeskkond.
saame me sellega hakkama selles mõttes, et kas need tulemused on päriselt need, mida me tahame, et kui võib ju provotseerides öelda, et kui selline mess toimub, et siis jah, üks pool on see ennetamise pool, nii-öelda teadvustamise pool, aga teine on ikkagi just nende samal tulekahju kustutamine Päästeameti näitel, et vaadates seda, et probleemid justkui kasvavad, et siis kas meil tuleb see teaduse levitamine välja? Meil tulebki sellega pidevalt tegeleda. Ehk nii nagu Tallinnas kunagi valmis, see inimese tervis kunagi valmis, ehk et me pole kunagi 100% terved läbi oma elu. Meil alati on tervisemuresid, on need füüsilised, on need vaimsed. Nendega tuleb tegeleda, nii tuleb maksimaalselt, mis võimalik ennetada. On see siis toepakkumine pereliikmete poolt, töökaaslaste poolt, lähisugulaste poolt, sõprade poolt. Väga oluliselt pean ka tänastada üleskutset. Tõesti pööraksime sellist jäägitud tähelepanu inimestele ümber, et me teame kõik, kuidas nutitelefoni maailm ja pidev selline info sisse toomine tegelikult tähelepanu hajutab ja väga paljud sellised olulised küsimused, väga olulised mured võivad jääda märkamata, mitte siis pahatahtlikkusest, vaid lihtsalt sellest, et elu on muutunud võib-olla hektilisemaks, veel kiiremaks, kui ta vanasti oli. Täiesti konkreetne küsimus. Teil on ise elate täpselt samasuguses maailmas. Hetk tagasi enne Krimmitooli istumist vastasite mingile kirjale veel midagi, siis jõudsite midagi üle vaadata, siis abi või assistent, kes seal kõrval või saatja, kes seal oli, temaga midagi arutada. Kuidas te ise hoolitsete selle eest, et lõpuks õhtul saaks rahulikult magama ka jääda ja see uni tõesti rahulik oleks, et oma vaimse tervise eest, kuidas te hoolitsete? Väga mitmel tasandil. Ma arvan, et mis salata, väga suur tugi on sinu abikaasa, kes on väga avatud mõtlemisega inimene, kelle on väga hea arutada erinevaid küsimusi ja need muresid, maailmateemasid. Kindlasti aitab kaasa lapsi, eks ma püüan ka teda aidata. Ta on 2-aastane, kui temaga tegeled, siis telefoni käes hoida ei tohi, et ta võtab selle ära reeglina, hakkab ise sellega rääkima. Eks see ka näitab, et ta on näinud, et ma olen piisavalt palju telefonis olnud, nii et ma püüan ka siis panna kõrvale tööteemad. Ja loomulikult liikumine, spordi tegemine minu jaoks alati olulisel kohal läbi elu tegelikult. Mõtete selginemine, see ei pea olema alati meeletu sport tipptasemel, see võib olla ka rahulik jalutuskäik metsal, see võib olla ka jalutuskäik lapsevankriga, see võib olla jalutuskäik sõpradega. Aga samal ajal ikkagi vahepeal mingi sõnum ikkagi tuleb ka ära vastata, kui koalitsioonipartner millegi kohta küsib. Koalitsioonipartnerid teevad nii rõõmu kui muret kohati, aga nii see elu on. Eks ma püüan maksimaalselt võib-olla just õhtuti ja öötundidel need teemad kõrvale jätta, et pigem siis ja nädalavahetustel maksimaalselt palju veeta aega väljaspool töömaailma, sest tegelikult elu on ikka nii, et see töö võib tunduda sulle meeletu oluline ja meeletu kiire, ta ongi seda, aga tegelikult see maailm, mis on tööst väljapool, on palju suurem. Ehk näiteks see tihti tuuakse seda võrdlust, mis mulle üldse meeldi, et ma saan tööl olla tubli, sest mul on tagala kindel ja siis ma alati mõtlen seda, et mis tähendab, et tagala on kindel, et kas siis laps ja pere on kuskil niimoodi tagala ja siis on see eesliin. Et kui lapse käest küsida, siis 100% tema on eesliin, eks ole, ei ole mingit tagala. Mina käin kuskil vahepeal ära, imelikke asju toimetamas, õhtul õnneks olen kodus ja nädalavahetusel ja siis on päris elu, eks ole. Ja ma püüan ka seda mõtteviisi maksimaalselt endasse võib-olla sisse võtta, et ei ole nii, et on töö ja siis on mingi kuskil tagala, vaid pigem ikkagi vastupidi. Et see on tõesti tõsi, et see, kes meie ümber on see põhiväärtus, ei ole mitte back office või tagala, vaid nemad ongi ju need, kelle pärast me siin oleme ja teeme. Tänasele päevale peale vaadates ja mõeldes seda, et see on ikkagi nagu rahvusvaheline päev ja asi, mis seob inimesi võib-olla siis kuidagi nagu globaalselt, mille üle mõeldakse palju. Mis on see, mida saaks Eestis vaimse tervise tasakaalustamiseks või nende probleemide tasakaalustamiseks ära teha? Mis on selline asi, mis ei seisa võib-olla niivõrd eelarve või spetsialistide taga, vaid meie kõigi? Eks esimene hoog on see mõtteviisi küsimus, et kahjuks on jätkuvalt neid, kelle silmis vaimse tervise mured ja teemad on kuidagi selline pseudoküsimus, eks ole, et võta ennast kokku või saa nüüd üle, eks ole, et mis on äärmiselt destruktiivne käitumine. Ehk ma alati toon selle võrdluse, et kui inimene tuleb teie juurde kipsis jalaga või ratastoolis, kas te ütlete talle ka, et saa nüüd üle ja võta ennast kokku ja tõuse püsti ja hakka jooksma, mis jamad, eks ole, te ei ütle, eks ole, see tundus kohatu, absurdne, eks ole, aga samas vaimse tervise puhul see tundub veel osadele inimestele täiesti aktsepteeritav. Positiivne on see, et see osakaal kahaneb, ehk et üha rohkem inimesi saab sellest aru, üha rohkem ja laiem üldsus ja mõistab seda teemat. Ma ütleksin täna ka, et valitsuse tasandil on selgelt näha, et on siis olnud COVID-19 kriisi ajal rahaeraldised psühhosotsiaalsel kriisiabil, ohvriabil, on saanud nüüd eelarve läbirääkimistel. Ei tule ükski partner ütlema, et vaimse tervise teemad, mis see on, eks ole, et saadakse aru, et ta on oluline. Nüüd on tähtis ka see, et sellest saaks aru iga tööandja, iga pereliige, iga lapsevanem ja samamoodi tegelikult ka lapsed oma suhtlusringkonnas. Me teame kõik, kui
negatiivset mõju võib koolikeskkond, võib negatiivne selline võib-olla siis sõprusringkond avaldada inimesele, on ta siis läbi otsese sellise solvangute, kiusamise, on ta siis läbi manipuleerimise. Tegelikult see kaasvastutuse arusaam võib-olla nii-öelda 360 kraadi, nagu öeldakse, et see on selline oluline, millest aru saada, et meil kõigil on erinevad rollid, mida täita ja me ei saa neid rollides jätta kuidagimoodi kõrvale vaimse tervise valdkonda. Teisisõnu, see, mis on silmale nähtamatu, nii nagu väga paljudes asjades, selles maailmas, selles elus, vaimse tervise puhul on see eriti tähtis. Tanel Kiik, suur aitäh! Sotsiaalminister meil täna hommikul siin külas seda päeva kõike sisse juhatamas. Aga meil esimene esitlus, nüüd võimalik kohtuda Anni Kuusiku mõtetega ja tema ettekande pealkiri Armasta iseend nagu oma ligimest. Minu nimi on Anni Kuusik, ma olen kliiniline psühholoog ja enesehoolivuse praktikate õpetaja. Ja ma tahaksin täna natukene kutsuda teid mõtisklema selle üle, mis on hoolivus, mis on enesehoolivus. Ja selle asemel, et näidata teadusuuringute tulemusi, ma leidsin hoopis ühe noore inimese kirja, kes mulle tundub selles kirjas on sõnastanud selle, mis on hoolivus ja miks see hoolivus, kas teiste või enda suhtes on oluline. Ja see kiri on järgmine. Ma väga vabandan enda käitumise pärast, mis pole olnud normaalne. Ma vahel tõesti ei suuda enda emotsioonidega toime tulla, aga ma proovin päriselt. Nüüd, kui ma olen mõelnud oma käitumisele ja teie töötajate peale, siis olen aru saanud, et te tõesti hoolite minust. Ma pole kunagi hoolitsuse tunnet saanud. Siis ka sellepärast on mul raske seda vastu võtta. Ma olen pidanud kogu elu ise hakkama saama. Aga see tegi mind nüüd katkiseks. See tegi mind nüüd katkiseks, kuna see oli minule väga suur koorem. See töötaja, näiteks Pille, on minu jaoks väga tähtis inimene. See töötaja on minu jaoks väga tähtis inimene, kuna ta oli esimene inimene, kellele ma sain kõikidest oma muredest ja rõõmudest rääkida. Ma elan tema äraminekut raskelt selle tõttu läbi, kuna ta oli mulle nagu ema eest. See tunne on siiani väga valus mu sees. Ma väga tahan loota ja annan endast parima, et teid kõiki usaldada kas või natukenegi. Ma ei varja seda, et osade töötajatega on klapp parem kui teistega. Ma kardan teid ära kaotada. Nüüdseks olen ma aru saanud, et minu koht on kasvamiseks. Võib-olla, kindlasti on mul vaja tegeleda oma madala enesehinnanguga. Ma pean aktsepteerima seda elu muutust, mis nüüdseks minuga on toimunud. Tegelikkuses ma olen väga tänulik teile, et aitate mind ja pakute mulle võimalusi ja tegevusi, mis peletavad vaikselt juba mu depressiooni. Ma vahepeal kardan, et mind ei väärtustata sellisena, nagu ma olen. Ja ma ei julge teinekord enam oma arvamust välja öelda või satun pingesse, kuna ma olen seda viha kogunud endasse ja plahvatan lõpuks. Aga tõesti, ma pole mitte kunagi nii palju hoolivust ja kallistusi saanud, kui ainult teie käest. Ma väga hoolin teist juba nagu see oleks minu pere. Ma luban teile, et ma ei tee enam selliseid asju nagu enne. Ennekõike õpin neid mitte enam tegema. Õpin. Kuna kokkulepped on minu jaoks raske teema nagu söömine, siis äkki oleks mul vajalik
mingi kokkulepete leht. Ma oletan, et see aitab sama palju kui okeide tabel. Igatahes olen aru saanud enda vigadest ja loodan, et te mulle andestate. Selle inimese kirjas, kuigi ta on noor, mulle tundub, on väga paljud nüansid, mida teadusuuringud meile on näidanud enesehoolivuse kohta. Aastaid tagasi Ameerika teadlane Kristin Neff uuris enesehinnangut, sellepärast et arvas, et see teeb meid tugevaks raskustes. Ja oma uuringute käigus jõudis ta hoopis selleni, et pigem teeb meid tugevaks enesehoolivus või hoolivus, mida me kogeme teiste poolt. See ei tee meid mitte tugevaks selles mõttes, et me kunagi ei oleks haavatavad või meil ei oleks raske. Aga enesehoolivus toetab meid ka siis, kui me eksime, kui me ebaõnnestume, kui me oleme segaduses või väga haprad. Enesehoolivus pakub meile turvatunde ja annab lootust, nii nagu see noor inimene siin kirjas kirjutab töötajatele ja analüüsib enda olukorda väga vapralt, tunnistades ka endas olevaid puudujääke, paludes andeks ja selle enda suhtes hooliva suhtumise käigus ta jõuab justkui sellise lootusrikkuseni ja hakkab otsima ise, hakkab ise välja pakkuma mingisuguseid lahendusi, mis aitaksid ta edasi sellest raskusest. Ja ma kutsun sind korraks mõtisklema selle peale, kuidas reageerid sina ise selles olukorras, kus võib-olla on raske, kus sa oled äpardunud. Aga enne, kui sa seda teed, mõtle korraks mõne sõbra peale või mitme sõbra peale, kui nii on sobivam. Mõtle mõne sõbra peale, kellest sa hoolid või kellestki inimesest, kellest sa hoolid, kellega sul on väga lihtne, hea suhe. Ja kujutle, kui ta on mõnes raskes olukorras. Võib-olla ta on mingisse täbarasse olukorda sattunud, välistel põhjustel, võib-olla ta on ise milleski ebaõnnestunud, midagi on viltu läinud. Võib-olla ta süüdistab ennast või tunneb ennast õnnetuna. Ja kui sa oleksid temaga koos, siis mismoodi sa tahaksid tema poole pöörduda? Sa võid märgata, mis sinus iseenesest esile kerkib. Võib-olla sa märkad, et sa tahaksid midagi talle öelda. Võib-olla sa märkad, et sinu sees tärkab mingi selline tahe või soov, isegi kui sa võib-olla alati ei oska või ei tea, kuidas täpselt see konkreetne abi võiks olla, aga võib-olla sa märkad, et sa tahaksid tema jaoks olemas olla. Võid panna tähele, mida teeb sinu keha või mis emotsioonid, mis tunded sinus iseenesest esile kerkivad. Lihtsalt vaatle ennast, nagu oleksid selline uudishimulik teadlane. Mis on sinu reaktsioon? Ja nüüd võid mõelda enda peale, mõelda mõne olukorra peale, kus sinul oli raske. Võib-olla sa oled milleski ebaõnnestunud, võib-olla tunned, et see ei tulnud sul nii hästi välja või sa oled mures millegi pärast, mis ei olegi veel juhtunud. Ja katseta, kas sa saad panna tähele, mismoodi sa ise endale reageerid selles olukorras. Mis sa mõtled, kas enda kohta või olukorra kohta. Võib-olla mida sa tunned selles olukorras enda suhtes. Või mida sa tahaksid teha selles olukorras või isegi võid tähele panna, kas su keha kuidagi reageerib, kas su asend kuidagi muutub.
ja samamoodi sellise sõbraliku uudishimuga, avatusega nagu teadlane võid uurida enda reaktsiooni. Ja võid mõelda nüüd nende kahe olukorra peale, kas selles on olnud midagi erinevat, kuidas sa reageerid oma sõbrale või kellelegi, kellest sa hoolid ja iseendale. Umbes 7-8 inimest 10 pigem on teiste suhtes hoolivamad ja enda suhtes pigem kriitilisemad, nõudlikumad, võib-olla kärsitumad või lihtsalt tunnevad sellist tühjust või jahedust enda suhtes rasketel hetkedel. Ja uuringud kinnitavad just midagi sarnast, mida noor inimene ütleb hoolivuse kohta. See lubab meil tunda ennast turvaliselt, lubab meil hakata avatusega otsima lahendusi ja laseb meil tunda sellist lootust, et on võimalik edasi minna või lubab meil tunda, et me oleme väärtuslikud, sõltumata sellest, kuidas meil läheb. Enesekriitikaga võib tunduda meile, et see justkui motiveerib meid või justkui on vajalik selleks, et minna edasi raskustest. Aga tegelikkuses pigem tundub, et kriitika nii teistelt kui endalt raskes olukorras tekitab meile stressi juurde, tõstab meie ärevust ja tekitab sellise kaitsetuse ja ohutunde või võtab lootuse ära või optimismi ära või tekitab tunde, et ma olengi saamatu, ma olengi läbi kukkunud. See kurnab meid ja võib teha meid katki, nagu see noor inimene selles kirjas ütles. Hoolivus aga justkui võtab selle raskuse ja kannatuse, mis meis on, ja hoiab meid. Alati ei ole meil ümber teisi inimesi, kes võiksid meist hoolida. Aga üks inimene, kes on alati olemas, oleme me ise. Ja kui küsida, et kuidas siis olla enda suhtes hoolivam, siis võib-olla kõige olulisem on see, et meis oleks hea tahe, hea tahtlikkus meie enda suhtes. Et meil oleks justkui luba enda suhtes olla hoolivam. Hea soovlikkus ei ole mitte niivõrd tunne, kui just nimelt tahe, kavatsus, motiiv, et meil läheks hästi või et meie raskused kuidagi leeveneksid või laheneksid. Ja 3 väikest mõtet, mis võiksid võib-olla aidata meid raskel hetkel, oleks julgus pöörduda raskel hetkel enda poole ja seda sügavalt tunnistada või märgata. See on raske hetk. Sa võid mõelda kas või selle sama olukorra peale, kus sul oli raske. Ja lubada endal pöörduda selle poole ilma seda pisendamata, aga ilma ka kuidagi ennast haletsamata või seda suurendamata. See on tõesti raske või mul on valus või mul on häbi või ma tunnen ärevust või hirmu. See on nii. Ja teiseks tuletada endale meelde või öelda endale, raskused on elu osa. Me kõik aeg-ajalt satume raskustesse, me kõik aeg-ajalt nii-öelda kannatame. Meil on aeg-ajalt kas rasked tunded või objektiivselt rasked olukorrad. Ma ei ole üksi. See, mida ma praegu kogen, on loomulik elu osa. Ma olen inimene. Nii nagu teised inimesed, võib-olla keegi siin planeedil isegi tunneb raskusi samal põhjusel. Ja 3. katsetada, kas ma saan enda poole pöörduda see soojuse ja hea soovlikkusega, hea tahtega. Võib-olla pakkudes endale mõned sõnad, mida sa sellel hetkel tegelikult igatseksid kuulda. Las ma aktsepteerin ennast sellisena, nagu ma olen, või las ma hakkan ennast aktsepteerima sellisena, nagu ma olen praegusel hetkel.
ma soovin, et ma võiksin olla õnnelik või ma soovin, et ma oleksin kaitstud, hoitud, terve. Need soovid ei ole mitte sellised reaalsust eitavad enesesisendused, vaid soov, et mu ei kannataks või et see kuidagi leeveneks. Või kui see ei ole võimalik, siis kas ma saan olla sellel hetkel iseenda suhtes hooliv? Võib-olla isegi justkui mitte ennast jätta maha, jääda iseendaga. Olla enda suhtes see üks ainus sõber, kes on minu sees. Võib-olla sa hoopis vajad julgustust, innustust, ma usun sinusse. Proovi, katseta, võta üks samm haaval. Küsi endalt, mis teeks selle olukorra sinu jaoks kuidagi turvalisemaks või mida sa vajaksid? Mõnikord enese hoolivus tähendab seda, et ma julgen öelda ei, ma ei saa seda, ma ei soovi seda. See ei tee mulle head. Julgus kaitsta. Nii nagu kui me kellestki hoolime, me kaitseme seda inimest kas välise või võib-olla isegi tema enda sees oleva ohu eest. Kui sa märkad, et on raske enda suhtes hooliv olla, siis see ongi mõnikord meie jaoks harjumatu, aga see on nagu jalgrattasõit, seda võib hakata proovima, katsetama. Ja olla ka valmis selleks, et meist kerkivad üles sellised takistused või raskused, olla ka nende suhtes mõistav. Nagu see noor inimene selles kirjas ütles, ma ei ole harjunud, ma kardan, ma ei usalda teid kohe täielikult. Võib tähendada ka iseenda suhtes hooliv olemine seda, et ma ütlen endale, et ma ei ole päris selles kindel, aga ma siiski tahan kohelda ennast heatahtlikumalt. Tahan ennast julgustada pigem hoolivusega. Ma loodan, et võib-olla mõni nendest mõtetest, mida ma täna teile välja pakkusin, võib-olla kutsub teid natukene, võib-olla isegi väikese lustlikkusega katsetama, kuidas ma saaksin tänasel päeval isegi või sellel sügisel olla iseenda suhtes sõbralikum. Võib-olla alustada mõnest hetkest, mis on õige üürike, võib-olla pakkuda endale mõne toreda jalutuskäigu, võib-olla mõne hea sõna. Ma tänan kuulamast ja soovin sulle head sügist ja vaimse tervise messi jätku. Vaimse tervise mess jätkubki, me oleme otse-eetris Solarise keskuse Apollost siin sellisest teraapiapesast raamatute keskelt ja Anni Kuusikule suur aitäh, armasta iseend nagu oma ligimes, sellel samal teemal jätkame ka ja minuga koos on siin Anna-Kaisa Oidermaa, kliiniline psühholoog ja peaasi.ee tegevjuht ja Rainer Olbri ehk metsakutsu ja muusik. Anna-Kaisa, aga kas see enesekriitilisus või iseenda nii-öelda heas mõttes ja mõnikord ka natukene võib-olla halvas mõttes survestamine ei ole siis see võlutegur, mis aitab meil maailmas saavutada asju, mida me väga tahame, mille poole me pikkade sammudega püüame liikuda? No natukene enda survestamine ja kuidagi selline sarikate kõrgemale nihutamine on ju kindlasti hästi ka mõnus tegevus, aga tegelikult me peame ikkagi aru saama, et seda ei saa teha nagu hirmu ja süütunde ja häbi pealt, et vahel ka on kuulda, kui sellisel võimupositsioonil inimesed, nagu mingid juhid või õpetajad või isegi vahel lapsevanemad kurdavad, et ta üldse ei karda mind, et kuidas ma siis panen teda midagi tegema, on ju. Austust üldse ei ole, mõeldes selle all sagedamini seda, et minu käsk ei maksa, et autoriteedi korraldus ei toimi nii, nagu see survestatud korraldus
andja poolt võiks toimida. Ja, et siis tuleb ikkagi nagu rohkem Juurde. survestada ja suruda, aga tegelikult niimoodi ju inimesed lähevad katki ja kui me ennast ka niimoodi muudkui krutime ja krutime peale, et tegelikult see ei ole enam tervislik ega ei aita ka saavutada, et kuidagi on ikkagi ju hea olla koos nende inimestega ja koostööd teha, kellega on ka selliseid häid emotsioone võimalik kogeda ja enda osas täpselt samamoodi, et kui ma tunnen ennast mõnusalt ja tunnen, et ma olen mõnus inimene, et siis ma tahan ka rohkem teha tegelikult. Rainer, mulle tundub, sa oled nagu selles olukorras praegu huvitavas positsioonis, et ma praegu päriselt ei kujuta ette räpparit, kelle looming sünniks nagu selle pealt, et ma olen iseendaga nagu täiesti hästi koos. Et ma olen ikkagi enda nagu parim sõber, nagu me võiksime olla. Et see tuleb ikkagi enamasti, see looming tuleb selle pealt, et mul ei tule see asi välja või ma ei saa sellega asjaga hakkama ja siin ma olen koba ja see on selline halastamatu ja lakkamatu iseenese nagu peks mõnikord, tundub mulle. Nojah, see on nagu erinev selles mõttes, et on erinevad žanrid, eks ole, ja väga paljud räpparid ja üldse räpi peale nagu koondama, et üldse muusikud just sellest ju nagu lähevadki käima, et neil on elus kõik hästi, nad saavad teha positiivset muusikat, nad räägivad positiivsetest asjadest. Räpparid, kes räägivad, kui palju neil on raha, kui suured majad neil on, kõik on ülihea nagu. Et on sellised räpparid on loomulikult on nagu teine žanr, mis on siis seotud, ütleme, ma ei tea, agressiivsema suhtumisega või sellise viha väljendamisega, eks ole. Loomulikult siis veel eraldi need tüübid, kes nagu ennast siis nagu maha teevad või on nagu kuidagi hästi enesekriitilised ja võib-olla väljendavad rohkem sellist rahulolematust enda suhtes ja on võib-olla, ma ei tea, mingisugustest traumadest läbi jalutanud ja väljendavad seda rohkem, et siis mõtlesin, eks on erinevad sellised nagu suunad. Kuidas sina enda suhtes enesekriitikat käsitled? Iseenda tehtavat kriitikat iseenda suhtes? Ma nagu selles mõttes ei teadnud seda, et ma üldse olen enda suhtes kriitiline väga tükk aega, et ma selles mõttes sa saad ikka aru mingid hetked, kus sa oled ebakindel ja asjad ei tule võib-olla välja ja siis nagu üritad nagu kuidagi nendest asjast üle saada, aga nagu see nagu selline heureka moment tekkis ikkagi siis, kui ma läksin reaalselt nende peale igasuguseid nagu sellised ebakindluse mustritesse kukkumisi, otsustasin, et ma lähen küsin professionaalset abi selles osas. Ja kui ma nüüd aasta otsa olin psühholoogi juures käinud, siis ma sain nagu aru, et mul on mingisugune ebakindluse probleem üldse. Ja see oli nagu, see on nagu mingi võti, sa said nagu mingi võtme kätte ja kõik mingisugused probleemid, millest sa nagu ei saanud üldse nagu aru, et miks mul mingisuguste sõpradega üldse ei suju ja kuidas ma kogu aeg lähen tülli mingite inimestega ja nagu kuidas mingisugused asjad on kogu aeg krussis ja nagu sassis, ja kui ma sain selle teada, et see probleem on seotud sellega, et mina olen hoopis ebakindel, et ei ole probleem selles, kuidas inimesed minusse suhtuvad või mida minu pihta öeldakse, et see probleem tuleb minust endast, kuidas mina sellesse suhtun, mida minu pihta öeldakse. Et see oli nagu, see täiesti nagu mingi kolmas silm oleks avanenud, et selles mõttes, et ma sain tänu sellele nagu, no sa saad kohe nagu sabast kinni, et kohe kui tekib mingisugune probleem või mingisugune nagu ebamugav olukord, et miks nüüd siuke asi on ja siis, kui sa nagu hakkad korraks nagu astud sammu tagasi ja mõtled nagu ja reageerid sellele ise, siis sa saad nagu aru, et see tegelikult tuli hoopis sinust ja sinu sellisest suhtumisest sellesse küsimusse. Aga kas sa oskad öelda, mis see sinu siis võti on, kuidas sa seda millise mõttega sa seda tunnet või seda emotsiooni siis nagu täidad, et kuidas sa seda siis olukorda vaatad, milliste sõnadega iseenda sees? Ja no see ongi nagu selles mõttes, mul oligi nagu see, et ma sain teada seal aasta otsa, siis tähendab, see tuleb tegelikult sellest, et kui sa mõtled oma peas igasuguseid asju, siis need on ühesugused. Nüüd, kui sa neid samu asju pead kellelegi rääkima, neid väljendama, see on hoopis teistsugune, sa saad hoopis teistmoodi sellest kõigest nagu aru. Ja kui ma nagu oma mingisuguseid neid nagu krussis ja sassis ja ma ei tea, segamini pekstud nagu suhteid ja asju pidin kirjeldama kellelegi teisele, siis juba sellel hetkel, kui sa räägid neid asju, saad tegelikult nendest asjadest nagu näed seda kuidagi külje pealt natukene. Ja see kuidagi avab juba sinu jaoks mingisuguseid nagu uusi vaatenurki sellele. Ja kui ma nagu neid asju nagu rääkisin, siis ma saingi teada, et minu see võti on see probleem, millest kõik see nagu alus, kõige alus on see sama ebakindlus, eks ole. Ja kui ma selle nagu sain kätte, siis
ma ei ole veel selles mõttes nagu terve, et ma nagu, mul on kindlasti seda ebakindlust igal pool ikka veel, kui ma mingit loomingut teen või mis iganes, ma ei tea, joonistan, kujundan, pildistan, et ma tunnen seda ja ma kardan inimeste kriitikat ja ma kardan igasuguseid interneti kommentaare ja ma kardan kõike seda, ma ei tea, vaadata oma sotsiaalmeedia statistikat, kuidas inimesed lähevad mu konto pealt ära. Ma tegelikult ei taha seda kõike nagu vaadata. Aga ma saan nagu aru, et probleem ei ole nendes inimestes ja probleem ei ole selles, et see asi üldse eksisteerib, vaid mure on selles, kuidas mina sellesse suhtun. Ja ütleme selline nagu, ma ei tea, enda jälgimine, no see ilmselt ongi väga keeruline või selles mõttes nagu sa nagu tajuda seda või proovida vaadata ennast külje pealt, et nagu eks see ongi selles mõttes nagu raske ülesanne ja need inimesed võib-olla, kes sellega hakkama ei saa, siis nende jaoks võib-olla olekski see pääsetee nagu need inimesed, kes saavad, et need jälgiksid ka teisi enda ümber, eks ole. Et kui nagu sina oled lihtsalt kuskil pimedas nurgas ja mõtled, et ma ei saa endaga hakkama ja ma ei oska midagi teha ja see probleem tuleb kogu aeg ja mul ei ole selle lahendust, siis teine inimene, kes võib-olla tugevam, võiks seda siis märgata ja siis nagu siis sellele tähelepanu juhtida. Rainer, aitäh, et sa sellest räägid. Väga tuttav, väga arusaadav. Anna-Kaisa, kus see tuleb? Kus me ise endale selle külge saame? See võib mõelda, et nii nagu meemina on nakkus, eks ju, mõtte, mis liigub peast pähe. Kus see asi meie sisse jõuab, see ebakindlus? No tavaliselt on ju nii, et see sisekõne, mis meil kuidagi peas kogu aeg käib ja möllab, see tuleb ikkagi sellest, et keegi on meile seda varem öelnud. Ja me võtame selle enda sisse ja hakkame endale ise ka ütlema, et ma pean olema tegelikult näiteks täiuslik, ma ei tohi eksida, ma ei tohi olla kuidagi vähem kui 100%, et ilmselt seda siis on, sellist teksti on väljaspoolt kuulda olnud ja seda suhtumist. Ehk kusagilt nagu selles mõttes mitte ainult lapsepõlves, see võib olla teismelise iga, see võib olla noore täiskasvanu iga, et kusagil mingil hetkel on keegi selle ümberprogrammeerimise meie peas teinud. No jah, et tegelikult me ju väga palju sõltume sellest, et kuidas meie ümbrus meid näeb ja oma suhetest, et see niimoodi on. Aga kas sellel on nagu mingi soodumus? Et kas see on miski, mis tegelikult ongi meie sees olemas, et seda on lihtne käivitada, mingi selline, ma ei tea, mulle tundub, et äkki see on kuidagi seotud mingi ellujäämisinstinktiga, otsida ohtu kusagilt väljaspoolt ja püüda lugeda igasuguseid olukordi ja tõlgendada neid ikkagi pigem ohuna kui siis sellise paratamatu mingi segadusega, mida teine inimene meis lihtsalt tekitab. See ikkagi on ju see info, mis meile tuleb väljaspoolt, kui keegi ikkagi pidevalt ütleb sulle, et sa ei ole okei, sa ei ole okei, sa ei ole okei, et siis on ikkagi ka ju tõesti ellujäämise nimel on oluline ju teha kuidagi siis, et me oleks okei. Just selleks, et ma saaks teiste seas hästi hakkama. Rainer, kui praegu inimesed, kes seda juttu kuulasid, mida sa rääkisid, tundsid enda sees midagi ära, siis sinu enda kogemuse pinnalt sa oled midagi teinud, et ennast sellest päästa. Mis on need asjad, mis tuleb üle astuda, millest tuleb jagu saada, et nii-öelda minna siis selle paranemise teele? Jah, no ma olen sellest igal pool erinevates kontekstides nagu rääkinud ka, et ma nagu jälle selle sama enese jälgimise ja pideva enese peegeldamise keskel nagu jälle tajusin sellist asja, et kui ma kogu aeg olin paigal, ma ei tea, kas siis oli siuke tekkinud mingisugune rutiin, et töölt koju, kodust tööle, töölt koju, kodust tööle, et kui sa nagu lihtsalt oled mingisuguses staatilises seisundis, siis ma ei tea, ma ise selgitan seda nii, et veri ei saatu kehas nagu ringi liikuda ja siis tekivad igast muremõtted ja sellised nagu sellised mõtted pähe või selline halb keemia su ajusse, mis tegelikult hakkab siin nagu kuidagi juhtima, eks ole. Ja siis ma nagu tajusin seda, et iga kord, kui ma õhtul nagu diivanis vaatan telekat midagi, et siis kuidagi tekivad need mõtted, et miks ma üldse teen neid asju tegelikult ja nagu kui ma selle loo nüüd jätan välja andmata, siis tegelikult sellest maailmas mitte midagi ei muutu, et nagu pole mingit vahet ja nii edasi. Ja kuidagi ma tajusin, et see paigal seismine oli minu jaoks see nagu probleem jälle, mis oli vaja lahendada ja siis ma tegelikult olen jooksmisega tegelenud juba mitmeid aastaid, aga hästi ebastabiilselt ja hästi nagu ei olnud nagu süsteemne. Ja siis ma tegin selle enda jaoks hästi süsteemseks, et ma hakkasin käima iga hommik jooksmas. Ja mitte sellepärast, et olla trimmis ja olla ja hea välja näha ja teha häid ägedaid pilte jooksmiselt, kuigi see aitab ka vahel, siis lihtsalt see, kui ma tundsin, et ma liigun, siis mul kohe oli selline puhastumise nagu efekt.
et kuidagi joostes kõik tundus järsku võimalik. Mul tekkisid kõik mingisugused küsimused, mis olid kuigi takerdunud, ma nagu joostes läbi mõeldes sain kohe nendele vastused ja ma olin nagu peale igat jooksu mingisugune 0,2% jälle enesekindlam, et tegelikult need asjad on lahendatavad, tegelikult need mõtted, mis eile õhtul need olid puhtalt ajukeemia, need ei ole mitte kuidagi seotud minu oskamatuse, saamatuse või mis iganes ande puudumisega. Anna-Kaisa ja Rainer, suur aitäh teile selle väikese, aga emotsionaalse ja sisulise vestluse eest. Meie läheme edasi. Järgmine ettekanne on Monika Koppelilt ja see ütleb ühe väga lihtsa tõe. Pere on parim ravim. Tere, mina olen Monika Koppel, pereterapeut ja tulen Pärnust. Tahan sulle täna rääkida sellest, et pere on parim ravim. Praegusel ajal, kui ümberringi on nii palju ärevust, oleks hea, et vähemalt kodu on see koht, kuhu sa saad tulla ja nii-öelda relvad maha panna, astuda omaste keskele ja tunda ennast seal rahulikult lõdvestunana ja tunda seda, et su omaksed mõistavad sind. Väga lihtne rääkida ja enamus kordadel päris raske teha. Miks siis nii? Meil on ideaalis see, et kõik läheb nagu iseenesest ja me saame kokku ja siis meil tulevad lapsed ja meil on õnnelik pereelu nii kaua, kui surm meid lahutab. Tänases ajas, kus meedia pakub kogu aeg seda kuvandit, et asjad peavad olema super, hüper hästi, võib tunduda aeg-ajalt, et meil ei ole nii hästi, nagu peaks. Ma tahan sulle öelda, et see on täitsa normaalne. On täitsa normaalne, et igas peres aeg-ajalt on ärevust, on asju, mis ei õnnestu, mõnikord me oleme pahased üksteise peale ja see on normaalne. Sa ei pea selle juures mõtlema, et sinu perega on midagi halvasti või viltu. Kõik pered maailmas läbivaid erinevaid arenguetappe ja iga kord, kui tuleb muutus, olenemata sellest, mis asjad toimuvad väljas, iga kord tekib ärevus, tuleb tülisid, arusaamatusi ja tähtis on selle juures, et meil oleks üks hea mudel, kuidas me nende arusaamatustega toime tuleme. Igas peres tuleb ette selliseid asju, et elu paneb meid rasketesse olukordadesse. Ja kõige suurem muutus peredes on tavaliselt siis, kui sünnib esimene laps. Ja siis on veel teisi asju. Midagi juhtub töö juures, võib-olla me kolime majja, võib-olla meie vanematega juhtub midagi. Kõik see mõjutab meid. Ja tähtis on meeles pidada, et me peame koos muutuma. Hästi läheb nendel peredel, kes elavad hierarhilise mudeli järgi. Keeruline sõna, aga seletan lähemalt. Igas peres peaksid olema täiskasvanud, olulisemad ja kõrgemal positsioonil kui lapsed. See tundub veidi võõrastav. Oot, mis mõttes? Me ju võib-olla elamegi nagu laste pärast. Hästi läheb nendel peredel, kus täiskasvanud võtavad vastutuse ja võimu. Nendes peredes on lastel turvaline elada. Perekonna süda on paarisuhe. See on mingis mõttes see loogika, et need, kes on ennem perekonnas, omavad rohkem võimu ja nende suhe on see, mis määrab kogu perekonna meelsuse. Kui paaril läheb üksteisega kehvasti, siis terve pere on ärevuses ja mitte kellelgi ei ole hästi. Isegi kui me mõtleme niiviisi, et olgu peale, meil ei lähe hästi paarina, aga no oleme koos sellepärast, et lastel on vaja ema ja isa. Ja mõtleme, et kannatame ära. Nendes peredes lapsed ei ole õnnelikud. Nad ju saavad aru, et te lihtsalt kannatate ära. Lapsed vajavad vanemaid, kes oleks rahul selle eluga, mida nad elavad. Ja et seda parimal viisil saada, on vaja, et teie paarisuhe toimiks. Aeg-ajalt tasuks maha istuda ja rääkida üksteisega, kuidas meil paarilistega läheb. Kas minul on hea, kas sinul on hea ja mis me võiksime ette võtta, et meil oleks parem. Paarisuhe on mingis mõttes nagu lill. Tood
poest endale ühe ilusa õitsva lille, küll on tore. Paned akna laua peale ja seal ta siis on ja alguses on tore vaadata. Ja siis hakkab kuidagi närtsima. No ja lõpuks närtsibki ära. Mõtled, et vist sai vale lill, võtame uue, see polnud see õige. Tood järgmise, paned akna lauale, on natuke aega ilus, närtsib ära. Ei tule meil vahest pähe, et peaks seda lillekest ka kastma. Kui ei kasta, ei kesta. Paarisuhtele tuleb pühendada aega ja võtta selle jaoks ruumi. Ja siis on lootus, et meie puukene kosub ja kasvab ja kannab ilusaid õisi. Kui paaril ei ole omavahel head läbisaamist, ei ole oodatagi, et nad lapsevanematena hästi toimiksid. See on ju täitsa loogiline. Kui me oleme koos ainult lapsevanematena, siis meil sageli tekib sellest suuri erimeelsusi. Üks aps, mida me teeme lapsevanemaks olemise juures, on see, et me sageli otsustame ette, milline lapsevanem ma tahan olla ja kuidas ma hakkan last kasvatama. Oleks tähtis kõigepealt lapsele otsa vaadata, ja et siis paremini aru saada, millist vanemat ta vajab. Ega ei ole kusagil manuaali, milline peaks olema üks paarisuhe ja milline peaks olema üks vanemlus. Tähtis on see, et see meile sobiks. Kui me liiga palju võtame erinevaid manuaale, siis see võib meid väga eksitada. Üpris kindlasti jõuame me kreeni oma suhtega, kui me paneme lapse meie elus kõige tähtsamale positsioonile. Eriti naistel on selles kohas nüüd niisugune küsimus, et no mis mõttes? Laps on ju see, kes vajab mind. Lapse vajadused on need, mida tuleb kindlasti rahuldada, muidu kasvab temast ju üks katkine täiskasvanu. Kui me paneme lapse kõige kõrgemale, siis see lõhub meie paarisuhet. Ja lapsel endal ka ei ole hea. Kui laps ei kuuletu perekonnas, siis me võiksime öelda niimoodi, toetub nagu ühe vanema õlgadele ja see ajab teise vanema kindlasti vihaseks. See teine vanem püüab siis distsiplineerida ja last korrale kutsuda ja siis see esimene vanem ütleb, et kuule, see ei ole õige ja tüli läheb nende vahele. Ja rahu ei tulegi maa peale. Üks õnnelik perekond on selline, kus lapsevanemad leiavad aega üksteise jaoks ja ütlevad vahepeal lapsele, me tahame nüüd olla kahekesi. Lastega tuleb rääkida selgelt ja lastele tuleb õppida ei ütlema. Mõnikord on meil vanemana raske teha seda, et me ütleme lapsele ei. Kui ma kohtun oma nõustamiskabinetis peredega, siis ma sageli küsin laste käest, et kas te teate, kuidas teie peres olla hea laps? Ja siis nad sügavad natuke aega kukalt ja ma võin päris hästi ennustada, mida nad vastavad. Nad ütlevad, et peab koristama. Ja kui ma küsin, et aga kas on veel midagi, siis ei tule sealt suurt midagi. Meie lapsed ei tea, kuidas olla head lapsed. Lastel on vaja selgelt ütelda, mida sa ootad. Lapsed lihtsalt käituvad ja nad ei tea, kas nende käitumised on head või halvad. Nad vajavad meiepoolset kinnitust sõnadega, et kas see käitumine, mida nad tegid, sobis meile või mitte. Ja kõik lapsed tahavad olla head lapsed. Üks poiss kunagi ütles väga selgelt mulle, et ühel hetkel ma sain aru, et ei ole mitte mingit mõtet olla hea laps, sest head last ei pane mitte keegi tähele. Kõiki neid, kes teevad halbu asju, kogu aeg vaadatakse, nendega räägitakse ja mina, kes ma olen hea, mitte keegi ei näe. Ja siis ma hakkasin tegema pahandust ja sain selle tähelepanu. Päris nende sõnadega ta lõpuks ei ütelnud selle, aga loogika oli küll see. Tähtis on öelda lastele, millal nad on head teie jaoks. Ja tähtis on see, et meie peres oleksid olemas nähtavad reeglid. Mõnikord on kasulik need isegi välja kirjutada või välja joonistada, et me saaks asjadest ühtemoodi aru. Ja kui sa ütled lapsele midagi,
tema käitumise kohta, siis anna talle ka instruktsioon, millist käitumist sa ootad. Et igaüks saaks oma tähelepanu perekonnast, mida me vajame ja et meie suhted oleksid head. Oleks vaja aeg-ajalt näiteks ütelda lapsele, et tead, me tahame praegu rääkida täiskasvanute jutte. Sina palun oota ja siis, kui me oleme jutud ära rääkinud, me räägime sinuga ka. Või teinekord oleks kasulik öelda lapsele, et me tahame praegu issiga kallistada üksteist. Me tahame, et sa sellel ajal ei segaks meid, me paneme vahelt ukse kinni ja kui meil on aega sinu jaoks, siis me räägime jälle sinuga. Siin on sellised selged instruktsioonid ja ootused. Ja mis on väga tähtis, on see, et pärast, kui laps on olnud hea laps, sa ütleksid talle, et sa oled täitsa tänulik talle selle eest, et ta ei seganud ja et ta ootas oma järjekorda. Muidu need kohad lihtsalt libisevad mööda ja lapsel ei ole niisugust head kinnitust selle kohta, et ta on olnud hea. Ühed head suhted perekonnas, mida me kõik vajame, et meie tervis oleks korras, et meie füüsiline tervis oleks korras, et meie vaimne tervis oleks korras, algavad sellest, et meil on oskus üksteisega rääkida. Oskus rääkida selgelt, nii et teine ei solvuks, aga et ma saaksin oma info edastatud nii, et teine saaks oma käitumist muuta. Paljud inimesed, keda ma näen, ütlevad, et nad on väga head suhtlejad. Ma usun neid, nad räägivad, neil on häid mõtteid ja nad on väga kaastundlikud. Iga kord peaks siin küsima, et kas ma olen ka hea kuulaja. See kuulamise asi nõuab natuke teistsuguseid oskusi ja tõesti need on oskused, mida vaja on. Rääkida oma murest või raskest elust või ka rõõmsast elust saab siis, kui on kuulaja. Paljud paarid, kes minu juurde jõuavad, ütlevad reeglina seda. Tavaliselt on see naine, kes ütleb, et mu mees ei räägi mulle mitte midagi. Ja siis mees istub ja ei saagi sõna suust. Siis võiks mõelda, et mida teeb see kuulaja, et talle nii raske rääkida on. See esimene impulss, kui ma kellegi juttu kuulan, on ju see, et tahaks talle nõu anda, tahaks teda aidata ja mõnikord tahaks lihtsalt lohutada. Aga kõik see, mis ma enne nüüd mainisin, ei aita inimest, kes vajab, et teda kuulatakse. Üks hea kuulaja mõistab, ei sekku ja laseb jutu lõpuni rääkida, ei õpeta. No kui küsitakse, siis õpetab, aga enamusel kordadel me ei vaja, et meid õpetatakse. Me lihtsalt tahame jagada oma maailma ja tahame, et me oleksime mõistetud. Järgmine niisugune tähtis koht selle kuulamise ja rääkimise juures on see, et mõnikord ei taha sellepärast rääkida, et siis ma hakkan tundma. Ma ise hakkan tundma ja võib-olla ma siis näiteks hakkan nutma või ma lähen väga vihaseks või. Ja teine asi on see, et ma ei tea, et kui mina oma asjadest päriselt sulle räägin, siis sina hakkad tundma. Võib-olla sina lähed vihaseks, hakkad nutma, võib-olla sa tahad üldse ära minna, kui ma sulle räägin, kuidas minuga päriselt on ja mis ma päriselt tunnen. Sellepärast ma täitsa kardan sulle rääkida neid asju, sest ma ei tea, kuidas sa reageerid. Ja ma ei tea, mis siis meie suhtest saab, kui sa kuuled seda, kuidas mul päriselt on. Üks hea kuulamine on selline, et ma ei jookse ära. Ma püüan hakkama saada selle infoga. Ja siis, kui ma selle kõik olen kätte saanud, selle info või selle, mis sa tahad mulle rääkida ja mul on tugevad tunded, siis sina kuulad mind. Et sa ei lähe ära, jääd paigale ja mina saan ka sulle rääkida, kuidas minuga on, kui ma kuulen sind niimoodi rääkimas. Paljusid jutte, mis paari asju puudutavad, ei peaks lapsed teadma. Lastel ei ole vaja teada, kuidas meil läheb näiteks voodis või midagi veel täiskasvanute maailmast, sest lapsed lähevad selle info peale väga-väga ärevaks. Lapsed alati ka teavad, kui meil on pinged, isegi kui me ei tülitse nähtavalt. Lapsed tunnevad seda. See perekonna tunded on nagu ilm, me elame selle ilmastiku keskel.
Me tuleme uksest sisse ja me tunneme, kuidas nende inimestega koos on olla. Seepärast lapsed vajavad küll seletusi, ka siis, kui meil on kriis näiteks paari suhtes, aga nad ei vaja põhjalikke seletusi. Lapsed on reeglina väga kahe jalaga maas inimesed. Nad saavad aru, kui me ütleme neile, et meil on parajasti mured, aga me räägime omavahel ja me püüame neid asju lahendada. Lastel hakkab kergem siis, kui nad näevad, et vanemad saavad abi ja nad otsivad abi. Praegusel äreval ajal, kus väljas räägitakse igasugu koledatest haigustest ja viirustest, sõjauudiseid on praegu vähemaks jäänud, on tarvis ka lastele anda seda kindlust, et täiskasvanute tervisega on kõik korras. Või kui on mingit muret, et siis läheme arsti juurde ja võtame rohtu ja hoolitseme enda eest. Siis lapsed rahunevad. Kui lapsed tunnevad, et vanematel on omavahel pinged, siis lapsed ei saa meile ka rääkida oma muredest. Nad ei taha meid segada, nad on nutikad ja arukad. Nad mõtlevad nii, et täiskasvanutel on niigi raske. Mina ei hakka oma muresid enam nende peale panema. Ja siis nad jäävad väga üksi. Lastele tuleks rääkida suurtest muutustest, mis on toimunud või toimumas. Ja kuulata, mida nemad siis arvavad. Ja öelda, et täiskasvanud lahendavad oma asju ja kaitsevad lapsi, mis ka iganes ei juhtuks. Ja kui nüüd peaks jälle juhtuma, et meil tuleb karantiini minna ja me oleme sunditud olema kodus kõik koos, siis kõigepealt oleks mõttekas kokku kutsuda üks perenõupidamine, sest kevadisest ajast meil on ju kogemus olemas, kuidas meil oli koos olla. Tähtis on see, et kõik saaksid rääkida, mis oli positiivset selles ajas, mis töötas hästi. Et koos olla peame ju aeg-ajalt ka lahus olema. Muidu me väsime üksteisest ära. Iga inimene vajab oma aega, paar vajab veel lisaks paari aega ja siis me vajame seda aega, kui me perega koos oleme. Ka lapsed vajavad oma aega, eriti teismelised vajavad oma aega. Sellest kõigest oleks tähtis rääkida, et me saaksime võimalikult rahumeelselt selle koroona aja üle elada. Et püsida terve, on meil vaja häid peresuhteid. Kui sa tahad täpsemalt teada saada ja sind huvitavad pereasjad ja paarisuhted ja laste kasvatamise teemad, siis sa võiksid klikkida korra Vikerraadio peresaate peale. Seal on 3 aastat iga nädal rääkinud pereterapeut sellest, kuidas pere ja paari asjadega paremini toime tulla. Soovin sulle ja su perele nüüd head tervist ja loodame, et asjad sujuvad hästi. Ja aitäh ettekande eest Monika Koppelile. Pere on parim ravim, oli selle pealkiri. Vaimse tervise mess jätkub, ta on alati sügisesel ajal, see vaimse tervise päev, aga seekord lehtede sahin õues on asendatud lehtede sahinaga siin Apollo raamatupoes ja siin järgmise vestluse sees jätkame just sellel samal pere teemal. Anne Kleinberg, lastepsühhiaater, laste vaimse tervise keskuse juhataja ja Liina Kersna, Riigikogu liige, on minu selle vestluse kaaslased. Tere! Tere! No Anne, kas see iseenesest ei ole nagu paradoks või ei sisaldu selles mingi vastuolu? Et kui probleemid, mis algavad perekonna sees, on pere samas ka parim ravim nendele probleemidele? Väga loogiline ju, ehk et need lähedased inimesed tunnevad üksteise halba ja head poolt kõige paremini. Nad tegelikkuses teavad, kuidas üksteist aidata, et kuidas üksteisele lähemale tulla, mis teisel puudu. Ehk et me ei tunne mitte kedagi lähemalt kui oma partnerit või oma lapsi. Et me saame kõige rohkem neile haiget teha, aga me tegelikkuses ka kõige paremini teame, et mis toitu nad meile annavad ja mida meie vastu saame anda, ehk et mis hingetoitu me oskame neile anda. Liina Kersna, kuidas tundub, kas selles maailmas, kus me praegu elame, on see pere nii tugev või see perekontseptsioon nii tugev, et ta suudab seda koormat kanda, ka ravida neid probleeme, mis selles peres tekivad? Ma arvan, et pere roll tegelikult aina kasvab ja me enne Annega ka rääkisime, et tegelikult
lapsed ja inimesed üldse vajavad tänapäeval oluliselt rohkem hellust ja lähedust ja seda me oma peres saamegi ju pakkuda. Ja see on, ma arvan, üks kõige olulisemaid rolle üldse. Kui mina mõtlen, et ma arvan, et iga inimene või iga pereliige tahab, et tema pereliikmed julgevad tulla koju, tahavad tulla koju ja et nad tunneksid ennast kodus hästi. Ja ma arvan, et selle nimel me ju tegelikult kõik pereliikmed võiksidki tegutseda, et me tunneksime ennast koos kodus hästi. Anne, mis see selline hea pere olukorra kraadimise või mõõtmise mudel võiks olla, et pere on vanemad, lapsed ja seal on nagu väga erinevad vaated, eks ju, et aga kuidas täiskasvanuna saada aru, et kas meie perel läheb hästi? Ehk et kas pere tahab kokku tulla, ehk et muidugi lapsed on eri vanuses, teismelised ei taha ema-isaga ninapidi koos olla, aga sellised kokkulepitud ajad, söömine on kõige tavalisem, et kas nad tulevad sinna, et väiksemad tulevad kiiremini, aga kas suured ka vaikselt venivad trepist alla, tulevad sinna, sest nad tegelikult tahavad istuda ja rääkida, mis tal tegelikult koolis või trennis oli. Ehk et kui palju lapsed austavad pere traditsioone, nad võivad olla väga napid traditsioonid, kõikidel ei ole suuri lõunaid ega pidulikke õhtusööke, võib-olla joovad ainult vaikselt teed, aga just see, et kas inimesed tulevad kokku, kas nad tahavad üksteise lähedal olla ja kuidas see jutt hakkab veerema, ehk et tegelikult lapsed väga tahavad ja suured tahavad ka jagada. Ja kindlasti ka see, et kui palju me soojust välja näitame üksteist kallistades, mismoodi me üksteist vastu võtame õhtuti koju tulles või ka hommikul, kuidas me ära läheme, sest päevad on ju pikad ja kiired, et millise tundega me kohtume, mida me teeme nendel kohtumiste hetkedel, et see on, ma arvan, hästi oluline indikaator. No Liina, ütleme siis nagu, ma küsin pere emale, kuidas teie mõõdate seda, et mis olukord praegu on? Ei saa ju olla kogu aeg nagu statistiline kõver siin nagu ülespoole. Ilmselgelt on vahepeal mingid platood ja kusagil on siis alla ka, et mis need märgid on, mis ütleb, et nüüd peaks natukene millegiga tegelema? Ma arvan, et täpselt see, mida Anne ütles, see, kui keegi hakkab kuhugi ära kaduma, see on selgelt märk, et midagi on halvasti, et sellesse peaks rohkem süvenema. Ja kui ma mõtlen oma arengule lapsevanemana, siis oleks olnud väga tore, kui ma oleks olnud 14 aastat tagasi selliste teadmistega, mis mul on täna, et ma arvan, et minu laps on mind oluliselt rohkem kasvatanud, kui mina vast teda olen suutnud kasvatada. Ja see isikliku vastutuse tajumine tõesti minust kui pere emast hetkel sõltub väga palju see, kuidas minu pereliikmed ennast kodus tunnevad. See, kuidas mina räägin, kui mul on paha tuju ja ma ütlen kellegile midagi halvasti või midagi alavääristavat, siis loomulikult seda on kohe perekonna õhkkonnast tunda, et nüüd läks küll halvasti. Ja ma arvan, me kõik oleme teinud seda vigu või neid vigu, aga ma tõesti tänasel päeval küll väga selgelt saan aru, mis on minu vastutus perekonnas. Ma ei ütle, et teistel ei ole seda vastutust, aga mina isiklikult tunnen seda. See ei olnud nagu küsimus nagu koorma ja vastutuse panemiseks, lihtsalt teiste käest ei ole praegu võimalik küsida. Ma mõtlen, et perekonnas teistel, et lihtsalt igal ühel on oma vastutus, aga seda peab ka nagu teadvustama, et tõesti, et minu sõnal on väga suur kaal. Anne jäi mõttesse nüüd. Ma vaatan ka, et jäi. Ma jäin selles mõttes kuulama, et sa ei peaks üldse olema nii halvas olukorras. Mina võin ka rääkida, mismoodi on ema vastutus ja teisalt, kui ma mõtlen, kuidas mu pojad kannavad hool selle eest, et meil nagu perel nagu see rütm oleks nagu olemas. Et see ei ole see, et vanem vaatab, lapsed annavad hästi ruttu signaali, et minu väike poeg on küll pahane, kui ta suured vennad ei tule ühisele söögiajale või et üldse nagu ei toimu midagi, et ta annab ka teada seda meile või et mu pojad küsivad väga selgelt minu käest, et kas sul oli täna paha päev, kui ma torisen, et nad ei ole nõusi ära pannud või ära pesnud, eks ole. Ja siis ma saan neile rääkida, et mismoodi mul oli, ehk me tegelikult vastastikku märkame ja hoolitseme üksteise eest, et lapsed kasvavad meie toel nendeks tähelepanelikeks inimesteks, kes küsivad, et kuidas sul läks.
ehk et minu pojad küsivad seda minu käest ka samamoodi, nagu mina olen nende käest seda küsinud. Anna, kas sinu lapsed oskaksid vastata siin? See oli väga huvitav, mida Monika küsis. Ma panin selle küsimuse kirja enda jaoks ja mõtlesin, et huvitav, mida minu lapsed ütleksid, et kas nemad teavad, kuidas olla hea laps nagu minu jaoks, eks, et see on see, mida me täiskasvanutena ju ootame, et meie lapsed oleksid head lapsed, et mida selle jaoks teha on vaja. Kas su pojad oskaksid öelda, et mida ema Anne ootab, et olla head lapsed? Kindlasti, muidugi oskavad, aga mina pean emana vaatama seda, et nad ei pingutaks sellega üle, ehk et lapsed tahavad enamasti olla paremad ja rohkemad head lapsed, kui see mõistlik on, ehk et laps ei pea ema-isa päästma tulema, kui neil on raske olnud. Et see on nagu jälle vanema vastutusel, et mina tagan selle turvalise raami ja võtan ise ennast kokku ja ei tööta üle ja ei väsi ära, eks ole. Aga muidugi lapsed oskavad seda väga hästi öelda, mis teeb ema-isa rõõmsaks ja mis on hea laps. Enamasti on see kasvades lihtsalt üle võlli suur. Nad tahavad olla paremad lapsed, kui see mõistlik on ja meie peame toetama neid, et nad tasakaalukaks kasvaksid, et nii suurepärane täiuslik inimene kedagi teist päästes ei ole väga terve. Et nii hea ei pea olema. Ja vaata, minu meelest siin on hästi oluline see, et me ei survestaks, et need lapsed või ka teised pereliikmed ei tunneks, et nad on mingitel teemadel kuidagi survestatud või nurka surutud. Et pigem püüda kasvatada seda nagu isikliku vastutuse tunnet. Kuidas seda siis teha? Kuidas nagu perekonnas, me nüüd oleme just keskendunud selle vanem laps ja selle terve pere, võiks rääkida ju vanematest ka eraldi juurde, loodetavasti jõuame, et kuidas seda siis teha, anda märku, et kuidas mina lapse vanemana tajun, et sa oled hea laps. Ma ju ei esita nimekirja talle, mille kaudu või kuidas seda võiks teha, kuidas seda selgust luua võiks sellesse suhtesse? Lapsed on hästi vahetud ja mida väiksemad on, seda lihtsamad. Et sa pead ikka väga konkreetselt ütlema, mida ta tegi hästi, et me unustame selle tihti ära, et kui ta teeb midagi hästi, mis sind rõõmustab, siis seda tulebki kohe öelda. Ehk et siis ta saabki teada ja siis ta saab ka selle kogemuse, et inimesed räägivad üksteisele sellest, mida nad tunnevad ja õpib seda ka teiste suhtes hiljem tegema. Ja teistpidi jälle, kui midagi ebaõnnestub, siis mitte rääkida sellest ebaõnnestumisest endast, vaid miks see ebaõnnestus, kuidas teha nii, et järgmine kord läheks paremini. Ma arvan, õppimise puhul on see hästi oluline, et me ei riidleks sellepärast, et sa sai 2 või 3, vaid me vaataksime sinna sisse, mis läks valesti, miks sa seekord said 2 või 3, kuigi sa kindlasti oleksid olnud võimeline saama paremat hinnet ka. Mulle tundub, et üks selline meie nagu sisse õpitud arusaamine on see, et kui ikkagi lapsel on teismeiga, et siis ongi probleemid ja siis ongi raske. Et see on miski, mida me peame normaalseks. Ma juba näen, et sa raputad pead. Mis on see, kuidas siis hoida või mille abil saaks hoida häid suhteid siis ka, kui see teismeiga peale tuleb? No kindlasti on see ülepaisutatud see arvamus, et kõik teismelised on täiesti pöörased ja käituvad jube halvasti. Nad on mässumeelsed ja nad peavadki meiega vastanduma ja vaidlema ja me peamegi austama seda nende iseseisvumist sellise mõnusa taktitundega, et me peamegi leppima sellega, et ta tahabki oma arvamuse järgi elada, aga kogu aeg ka kainelt seal kõrvalt vaadates, et kõike ta veel ise ei saa hakkama, et seda tuleb ka sõbralikult öelda. Jah, ma annan sulle siin vabaduse, see on väga hea mõte, teegi seda rohkem, sa ise oledki võib-olla natuke tagasihoidlik. Aga vaata selle koha peal, sorry, natuke vara veel, midagi ei ole teha, ma pean olema see, kes ütleb, et ei. Et väga ausalt rääkides. Ja ilmselgelt seal teismeeas me lapsevanematena näeme, et toimuvad muutused, et mingid reeglid, mis on kehtinud, need enam ei kehti ja see tekitab peresuhetes kindlasti segadust, meie peres samuti. Ma käisin isegi ühel koolitusel, et kuidas hakkama saada tänapäeva teismelisega ja mulle jäi sealt meelde üks mõte ja see mõte on tõesti mind aidanud, et kui on probleem selle teismelisega ja ikka alati tekivad mingisugused probleemid ja sa mõtled, kuidas seda probleemi lahendada, siis soovitus oli see, et vali see lahendus, mis toidab teie suhet või mis ei kahjusta teie suhet. Et see suhte katkemine teismeeas on hästi kerge tulema ja minu meelest oli see väga õige nõuanne, et ma olen tundnud reaalselt abi sellest, et kui ma olen pidanud mingisuguseid probleeme lahendama. Anne, lõpetuseks, et mis on see, mida pere saab
üksteisele nagu reaalselt ja ma saan aru, et sa võid kohe vastata, et armastust ja see olekski nagu õige vastus võib-olla sellele, aga et mida saab üksteisele pakkuda, et selles pere vaimses tervises oleks seis hea jätkuvalt või siis oleks parem. Et mis on see, mille osas võiks kõigil olla kohustus? Pere peab olema turvaline koht, kus kõik saavad olla iseenda moodi, ehk et ta saab tulla sinna oma väsimuse ja kurbusega sama palju, kui ta tuleb oma rõõmuga. Et see on see koht, kus üksteist hoitakse ja inimene saab olla alasti, turvaliselt, hing saab olla vabana, ehk et me ei tee seal vastastikku üksteisele liiga. Et see on ainuke koht maailmas, kus seda tegelikult see võime tahta ja oodata. Et seal sind tingimusteta armastatakse. Aga seda me saame ju teha vaid siis, kui meie enda vaimne tervis on korras, et me oleme hoolitsenud ka oma vaimse tervise eest. No aga see ongi vastastikune kohustus. Me õpetame seda oma lastele ja proovime ise ka eeskuju näidata. Anna Kleinberg, Liina Kersna, aitäh selle vestluse eest. Aitäh sulle. Meie järgmine ettevalmistatud ja nüüd juba eetrit ootav ettekanne tuleb Ave-Kail Kasklalt ja see räägib siis õnnelikkusest, mis on terve olemise kõrgeim tase. Tere, mina olen Ave-Kail Kaskla-Kupriis ja ma olen töö- ja organisatsiooni psühholoog. Igapäevaselt tegelen ma sellise nõustamisformaadiga nagu võõras sõber. Olen selle looja ja eestvedaja ning lisaks siis olen ka Eesti Töö- ja Organisatsiooni Psühholoogide Liidu üks 3 asutaja liikmest. Ma valisin tänase esitluse pealkirjaks Õnnelikkus on terve olemise kõrgeim tase, sellepärast, et mina usun siiralt, et ennetus on palju olulisem kui tagajärgedega võitlemine. Ehk siis nii nagu füüsilise tervise puhul ei tähenda terve olemine haiguse või valu puudumist, nii ka vaimse tervise puhul, et lihtsalt kui mul ei ole suurt muret, ei tähenda veel seda, et minuga on kõik hästi, vaid et me peaksime igapäevaselt püüdlema selle poole, et me oleksime õnnelikud. Kuigi vaimsest tervisest räägitakse viimasel ajal aina rohkem, juhtub sageli ikkagi see, et abi jõuab vajajateni liiga hilja, kuna peetakse häbiväärseks pöörduda abi järele ja tunnistada, et mingil hetkel on töökeskkonnas midagi muutunud peaaegu et talumatuks. Sellepärast sageli tegeleme ka ikkagi sellist haiguslehte nõudvate diagnoosidega, nagu näiteks selline üldine psüühiline stress või meeleoluhäired nagu depressioon ja ärevus. Ja vähem saame me rõhku panna sellele, et me tegeleksime ennetusega ja et me looksime piisavalt turvalise õhkkonna, et inimene saaks pöörduda siis, kui see mure ei ole kasvanud veel üle pea. Tööstress tavaliselt tekib siis, kui inimese võimed ja oskused ja vajadused ei lähe kokku töö poolt esitatavate nõudmistega. Täna tunnistab umbes 38% Eesti tööealistest inimestest, et nende põhiliseks stressiallikaks tegelikult on just töökoht. Vähendades töökohal stressi saame me ära hoida ka päris mitmeid haiguslehti, sest umbes 50% haigustest on sageli seoses stressiga, ehk siis stress vähendab meil immuunsust, me oleme vastuvõtlikumad igasugustele külmetushaigustele, viirushaigustele, nakkustele, samuti võib see mõjutada meie luu- ja lihaskonna heaolu, sest pinged on selles mõttes meie kehas ka füüsiliselt olemas ja samamoodi teised haigused. Ehk siis uuringud ütlevad, et isegi 50% haiguslehti saaksime me ära hoida, kui me suudaksime ennetada stressi. Samuti teeb stress meid õnnetuse altimaks, ehk siis ka tööõnnetuste arv on sageli natukenegi vähendatav tänu sellele, kui me suudame töökeskkonna teha rohkem stressivabaks. Kindlasti, mida stress veel mõjutab ja ka tööstress mõjutab, on see, et me muutume selliseks riskikäitumist rohkem endale lubavaks, mis on siis alkoholi liigtarbimine või toitumine muutub ebatervislikuks või sageli me jätame ka enda füüsilise tervise tähelepanuta, kui see mure ja stress on kogunenud väga suureks. Kindlasti ei tohi siin ära unustada ka seda poolt, mis puudutab positiivset stressi.
sest öeldakse ju, et ma töötangi stressiolukorras kõige paremini ja see stress viibki mind edasi ja see aitab mul saavutada. Ja mulle väga meeldib, mida ma teen ja ma ei tahagi vahet pidada, et ma teengi väga pikki päevi, sest mulle meeldib. Et siis me peame siin meeles pidama, et meie organism seda ei tea ja meie organism seda ei oska ka nagu hinnata. Ehk siis see, et kui meil on ka positiivsete emotsioonide ja positiivsete pingete pärast pidev selline pingeseisund, siis organismile mõjub see samamoodi. Ehk siis täpselt need samad külmetushaigused, täpselt need samad võib-olla tundlik magu on just need, mis tulevad ka sellest positiivsest stressist. Ehk siis, et igasugust stressi tuleks vältida selles mõttes, et ta ei oleks pidev ja et ta ei oleks kõrge. Sest stress üksinda ei ole haigus. Küll aga on ta heaks pinnaks igasugustele haigustele, mis meile nii-öelda külge tahavad haakida. Ja hoides ennast rahuliku ja lõdvestununa, me hoiame tegelikult eemal väga palju ebameeldivaid asju. Nõustajana, rääkides erinevate organisatsioonide töötajate ja nende organisatsioonide juhtidega, tuleb väga sageli välja, et põhilised stressitekitajad on tegelikult väga lihtsad asjad, näiteks selline puudulik kommunikatsioon või omavaheline suhtlus, mingisugused arusaamatused, vääritimõistmised. Ja see on ka selline koht, kus töötaja tegelikult saaks ise natuke järele mõelda ja vaadata, kuidas tema saaks seda töökeskkonda muuta paremaks ja turvalisemaks nii enda kui ka oma kolleegide jaoks. Ja selleks, mida inimene ise saab teha ja enda kolleegide hoidmiseks saab teha, ongi see, et näiteks muuta psühholoogilisi tingimusi. Ehk siis, et mõelda, kuidas ma saan muuta ennast enesekindlamaks, kas see tuleb siis läbi mingisuguse täiendkoolituse, läbi tunnustussüsteemi, kas ma ise kiidan teisi, kas teised kiidavad mind, või siis kas ma saan kuidagi oma elu paremini korraldada, et tegeleda rohkem hobidega, kui mul on näiteks väga pingeline töö. Ehk siis, et kõik sellised minust sõltuvad muutused, et mida mina saaksin teha, et ma tunneksin ennast paremini. Teiseks võib üle vaadata inimene iseenda sellised füsioloogilised või füüsilised vajadused, et kas ma magan nii palju, kui on vaja, kas minu uni on tervislik, kas ma söön tervislikult, kas ma liigun piisavalt, kas on veel midagi, mida ma saaksin võib-olla paremini korraldada, et minu selline füüsiline tervis oleks parem, sest see aitab ka jälle toetada vaimset tervist. Lisaks tasuks mõelda, kas on mingi käitumismuster, mida ma saaksin muuta, kuidas ma näiteks puhkan, kas mul on mingisugused lõdvestusmeetodid, kuidas enda stressiga või enda emotsioonidega hakkama saada. Kas ma enda emotsioonide hakkama saamiseks, kas ma selleks pahandan kolleegiga või elan selle tema peale välja või hoopis lähen jooksen 5-kilomeetrise ringi või silitan kodus koera või kassi. Et millised need minu hakkama saamise käitumismustrid on. Ja lisaks, mida inimene ise saab teha, on ka see, et ta peab mõtlema, kas see keskkond, kus ta on, kas see on tema jaoks õige. Võib-olla, kui minu töö tekitab mulle pidevat stressi, ma peaksin mõtlema, kas see töö on see töö, mida ma tahan teha. Võib-olla ma tahaksin teha natuke vähem nõudlikumat tööd, see ei tähenda lihttööle minemist, aga just see, mis nõuaks minult vähem minu selliste nõrgemate külgedega hakkama saamist ja lubaks mul rohkem töö juures kasutada oma tugevusi ja oma selliseid häid oskusi. Lisaks ma võin ka mõelda, kas üldse see valdkond on siis minu jaoks hea, kui ta pidevalt paneb mind stressi ja pidevalt paneb seeläbi ka ohu alla minu tervise. Ehk siis, et võib-olla ma peaksin vaatama ka vähem nõudlikuma organisatsiooni poole selles mõttes, et kus võib-olla ei ole maailma päästmine, ei ole eesmärgiks, vaid tegeletakse millegiga, millega ma suudan paremini hakkama saada. Kindlasti ei saa ka üksikisiku tasemel ära teha väga suuri asju. Ja ka kõik uuringud ütlevad,
et püsivamad on need muutused, mis tehakse organisatsiooni tasemel. Ja seepärast peaks kindlasti inimene organisatsioonis ja organisatsioon koos inimesega mõtlema, mida saaks teha organisatsiooni tasemel, et meie vaimset tervist kaitsta. Ja kõigepealt ütleme sellise töökorraldusliku ja töökeskkonna koha pealt võiks siis mõelda selliste asjade peale, et kas ma saan ümber korraldada tööprotsesse, mis hästi ei toimi. Võib-olla lisada vahetusi, teha vabamat ajagraafikut, lubada kodukontorit või mitte lubada kodukontorit. Et vaadata, kaardistada kõigepealt ära, kust need murekohad tulevad, mis meil nii-öelda töökorralduslikult on võimalik muuta ja muuta ära sellised häirivaid olukordasid tekitavad kohad või kus pidevalt tekivad konfliktid. Kindlasti tuleks usaldada töötajat ja tema valikuvabadusi just selles mõttes, et töötaja orienteerub hästi ettevõtte väärtustes ja eesmärkides ja oskab ka vastavalt sellele teha häid otsuseid. Kindlasti on oluline rääkida läbi inimesega, millised on organisatsiooni ootused tema tööle ja milliseid rolle inimene selles organisatsioonis peaks võtma, kuidas neid täitma ja kuidas seda täitmist siis hinnatakse. Ehk see, et ma saaksin pidevalt positiivset tagasisidet, mis ma olen teinud hästi ning konstruktiivselt antakse ka teada seda, kui ma kuskil olen läinud eesmärkidest kõrvale. Väga ei ole vähem oluline ka pingutuse ja tasu vaheline tasakaal organisatsioonis. Ehk siis, et inimene peab tundma, et ta on väärtustatud ja see tasu, mida ta saab, on tema vääriline. Üks võimalus, kuidas veel organisatsioon saab vaimset tervist toetavat töökeskkonda tekitada, on see, kui pannakse tähelepanu ja rõhk teabevahetusele ja vastastikusele toetusele, mis omakorda tähendab seda, et töötajaid kaasatakse otsustusprotsessidesse ja probleemide lahendamisse ja lahenduste pakkumisse. Ehk siis, et luuakse psühholoogiliselt turvaline keskkond, kus töötaja saab avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Ja isegi kui neid ettepanekuid ei võeta arvesse, siis töötaja saab tagasiside, miks see niimoodi on. Sest vahel tuleb teha ka ebapopulaarseid valikuid, aga kui need on põhjendatud, siis see ei tekita töötajatele stressi. Väga oluline on selge teabevahetus ja tagasiside. Me oleme eestlastena natukene harjunud sellega, et kui midagi ei ole öeldud, küllap siis on hästi. Arvestama peab sellega, et keskmisest pisut ebakindlam inimene võib jälle tunda, et ehk mul ei ole veel jõutud öelda, et ei ole hästi. Ehk siis, et tagasisidet peab andma regulaarselt ja peab andma õiglaselt. Tagasiside ei saa olla selline pehme tubli, sest ma ei tea, mille eest mulle tubli öeldi, ma ei oska seda tegevust korrata. Ehk see tagasiside juures on see selgus väga oluline, mille eest mulle tunnustust jagati. Lisaks kindlasti aitavad igasugused erinevad koolitusvõimaluste pakkumised. Koolitusvõimalusi tuleks pakkuda võimalikult spetsiifiliselt ja võimalikult ka siis sellele inimesele või inimeste grupile vajalikult. Mina omalt poolt soovitaksin hästi palju kasutada sisekoolituse võimalusi just selles mõttes, et meil on sageli kolleege, kes saavad mingite tööprotsessidega väga hästi hakkama. Kas nad on väga head ajajuhtimises, ma tean, nad on väga head suhtlejad või nad on tuntud selle poolest, et nad on sellised rahulikud ja tasakaalukad. Et siis võiks ju infoomiku alguses jätta 15 minutit neile ja paluda neil teha väikene ettekanne oma töökaaslastele, kuidas nemad on seda saavutanud, mida nad selleks teevad, et just selles valdkonnas neil nii hästi läheb. Ja see mõjub alati paremini kui väljast tulnud koolitaja, kes ei tunne sisekeskkonda ja kes räägib ilusaid teooriaid, aga siis töötaja kuulab ja mõtleb, et aga meie kollektiivis kahjuks see ju ei toimi. Aga kui minu kolleeg mulle seda räägib, siis ma juba võtan seda palju paremini vastu. Ehk siis, et tasuks koolituste peal mõelda ka enda inimeste ressursi ja potentsiaali peale. Ja kindlasti selline abipakkumine peaks olema väärtustatud ja peaks olema ka üks selline hindamissüsteeme
kuidas meil kollektiiv hindab või kuidas meil kollektiiv hakkama saab või kuidas inimene oma tööülesannetega hakkama saab. Seal peaks kindlasti olema sees ka see, kui abivalmis see inimene on, et saada tagasisidet oma kolleegidelt, kas ma tundun teile abivalmine, kas ma aitan hädasolijat, kas minu pool on lihtne pöörduda, sest me sageli pakume abi, mis ei ole vastuvõetav. Ehk siis, et kas mina olen see kolleeg, kes oskab pakkuda oma abi ilma teist inimest imepisikeseks muutmata ja teda kuidagi alavääristamata. Et kas mina olen see hea abipakkuja, et seda tasuks kindlasti ettevõttes väärtustada, seda tasuks kindlasti tunnustada ja see ei tohiks olla selline lisakohustus veel, mis tuleb peale tööaega, vaid see selline kolleegi toetamine ja aitamine, me peame arvestama seda, et see on ka töö ja see on üks meie eesmärke organisatsioonina olla selline tugev tervik ja üksteist toetada. Et seda ei peaks tegema enda vabast ajast ja ainult enda tahtest, et see võiks olla selline organisatsiooni püüd selle poole. Lõpetuseks ma tahaksin korrata päris alguses öeldud seda ettekande pealkirja, mis on õnnelikkus on terve olemise kõrgem tase. Ehk siis püüame meeles pidada selle, et meie suurim eesmärk on olla õnnelik, sest kui me ise oleme õnnelikud, siis on õnnelikud ka meie ümber inimesed. Ehk siis, et see ei ole kuidagi isekas enda eest hoolt kanda, vaid see on isegi meie vastutus olla ise vaimselt terve, tugev ja õnnelik ja siis me saame aidata toetada teisi ja muuta see õnnelikude inimeste arv veel suuremaks. Aitäh! 2020. aasta vaimse tervise mess, püsime koos, jätkub ja me oleme siis jõudnud nüüd nende juttude juurde, mis puudutab meie igapäevast tööd. Kui hakata kinni Ave-Kail Kaskla esitluse pealkirjast õnnelikkus on terve olemise kõrgeim tase, siis siit nüüd edasi vesteldes Piia Pedaniku, Organisatsiooni Psühholoogide Liidu ETOP-i juhatuse liikme ja Väino Maasaluga 2019. aasta sotsiaaltöötajaga, Kohila valla sotsiaalnõunikuga. Väino, kas te olete õnnelik? Ma usun, et ma olen õnnelik. Kuidas te seda enda sees mõõdate? Mis on need hetked, kui te tunnete, et te olete õnnelik, et teil on siis see kõrgem, vaimse tervise kõrgem tase käes? Kui probleemid ei rõhu, kui ütleme, töö on tehtud, kodus on kõik korras, ma arvan, et siis võib olla õnnelik. Kas see oli nüüd see jada, kumba pidi te mõtletegi, et kui töö on korras, kui seal on kõik tehtud ja siis kui on pere ka veel, et siis on kõik väga hästi? Eks nad peavad ikka olema käsikäes, eks ole, et ei saa rõhutada, et kumb on nüüd siin kaalukousil kõrgemal ja kumb madalamal kohal, aga see peab olema võrdselt. No nii on, Piia Pedanik, kui sageli te näete, et te nende tööteemadega rääkides neist olete tegelikult alal, kus inimeste enda isikliku eraelu teemad on need, mis vajaksid hoopis läbirääkimist, mõistmist ja siis juba suuremas või väiksemas organisatsioonis asjad laabuksid iseenesest peale seda nende inimeste omavahelises koostöös? No tegelikult inimene on tervik. Need probleemid, mis meil on tööl, need on samamoodi ju ka kodus ja vastupidi ka, et kodused probleemid ikkagi peegelduvad ka töökeskkonnas. Ja keeruline või puudulik kommunikatsioon ongi, nagu sa ütled ka, et tegelikult kõige alus. Selline lihtne rääkimine, avatud kommunikatsioon ülemuste, lähedaste ja kolleegidega, et see väga paljusid probleemi tegelikult ikkagi lahendab. Kuidas seda nagu lahti harutada natukene, sest et nii nagu Väino ütles ka ja ma olen väga nõus, et ma ka ise tajun, et minu pinged või need töölt tulevad pinged on need, mida me siis nii-öelda kodus, ma ei taha öelda välja elame, aga mis meiega kaasa tulevad ja need koduseid suhteid värvivad. Ja loomulikult siis vastupidi ka. Aga et kusagilt peab alustama, et me ei saa panna nagu käsi peale nii-öelda sellele tervikule inimesele, et kus kohas peaks hakkama pihta selle jaoks, et lõpuks tööl asjad ka oleksid ikkagi hästi. No see kõik tegelikult algab sellest, et enda sisse vaadata, mõtiskleda selle üle, et kuidas mul on tegelikult ikkagi konkreetselt halb olla, mis on see tegelik koht, kust see tuleb, mis on selle nii-öelda allikas. Seda on väga keeruline võib-olla leida niimoodi kohe,
ja see nõuab sellist regulaarset enesereflektsiooni ja tööd sellega, et kas mul on tõesti tööl keeruline, et mis on siis see töö osa, mis mulle ei meeldi või mis tekitab seda ebamugavust minus. Ja kui sellele saab näpu peale panna, siis saab seda juba hakata lähemalt uurima ja vaadata, et kas see on siis tõesti suhted kolleegidega, kas mul on suur töökoormus, mul on aega vähe ja siis teine pool on sellest, et kuidas ma siis kodus sellega tegelen, kui palju ma seda koju kaasa võtan ja seda ka kodus olles siis teadvustada, et kas see, kui mul on kodus halb olla, kas see siis tegelikult on ikkagi sellest tööst tulenevalt, et ka väga selgelt enda jaoks seda läbi mõelda ja analüüsida, et see töö endaga selles mõttes on see kõige suurem osa, mida tuleb teha. Kas te teete, Väino, näiteks teie seda tööd iseendaga sellisel moel? Jah, kindlasti. Ma arvan, et tööstress ei tohi kunagi nagu koju kaasa jõuda, et tuleb ikka teha selged piirid, et tööd ma koju kaasa ei võta, et kodu ei ole see koht, kus nagu neid probleeme lahendada, siis tuleb teha mingisuguseid võttagi, ütleme, üks mingi lisapäev, mis sa saad oma keerukad tööprobleemid ja tööülesanded ära lahendada, aga siis ongi konkreetne, ma tegelen selle päeval tööga, aga et nüüd koju lastega suheldes neid tööpingeid, neid ei tohiks kindlasti siin üle. See on mingi hea nipp, kuidas seda siis teha? Kuidas teie näiteks konkreetselt seda tehete? Proovisin Taneli käest ka hommikul, Tanel Kiige sotsiaalministri käest seda sama küsida ja kuidas teie seda teete, et need asjad ei tuleks perekonna argipäeva nendesse toredatesse igapäevastesse tegevustesse kaasa? Kas ma nüüd spetsiaalselt midagi teen, aga tegelikult ütleme aastatega ikkagi ka sotsiaalsfääris heas mõttes tegelikult tekib paks nahk, et sa ei saa nagu, sa pead tegema vahet, et nii, nüüd siit lõpeb tööpäev ja panen ukse kinni ja siin lõpevad ka need probleemid. Et kui on selline SOS-olukord, siis on ju olemas kiirabi, politsei meil, eks ole, et kuhu inimesed saavad pöörduda, aga ütleme siis spetsialisti poole nad saavad pöörduda ikkagi töö ajal. Et tuleb teha seda vahet ja tuleb ennast nagu kaitsta. Piia, kui palju organisatsiooni psühholoogid, tööpsühholoogid vaatavad organisatsioonide puhul seda, kui hästi on tehtav see, mida see organisatsioon teeb, nii-öelda tõlgitud inimestele arusaadavaks. Ja selle küsimuse mõte on see, et väga sageli tekivad tööpinged lihtsalt sellest, et me ei mõista seda, milles suuremas pildis on üks või teine tegevus tegelikult tähtis. Ja me saame aru, et seal kusagil on mingi tulu, me peame nagu selle püstitatud käibe eesmärgi saavutama, ei saavuta, no võib-olla minule ei juhtu midagi, aga tavaliselt eks see juhtub, seal tekivad pinged. Et kui palju see nagu mõistmine, suurema pildi mõistmine või mõistmatus on siis probleemide algus ja alus? Organisatsiooni psühholoogid tegelevadki sellega, et näha ettevõtet asutust tervikuna ja see, kuidas täiesti hierarhias siis allapoole välja, kui selgelt on kommunikeeritud ettevõtte või asutuse väärtused, missioon ja visioon ja see, mille poole me kõik liigume, et ettevõtte tervikuna ju ikkagi peab toimima justkui üks mees. Ja see on väga igapäevane asi, mida me tegelikult teeme oma töös ka. Kas on näha, et kui on nagu ikkagi väga selge missiooniga organisatsioon, ehk iga inimese tööl ongi väga selgelt mõõdetav see suur väärtus, et siis on seal probleeme vähem? Ma ei oska seda öelda, et kas seal probleeme on vähem. Ma arvan, et inimestel on selgem pilt, et kuhu poole me siis sammume ikkagi koos ja on suurem ühtsuse tunne ja kõik on omavahel väga seotud, et seega on ka suurem töö tulemuslikkus, kõrgem tööga rahulolu, inimeste vahelised suhted on paremad ja tegelikult ka kommunikeeritakse, see infosuhtlus on palju hõlpsam organisatsiooni siseselt ka. Ma ei tunne, Väino, teie CV-d nii hästi, et ma teaks kõiki varasemaid tegevusi, mis teil enne sotsiaaltöötaja töö tegemist on. Aga et kui olulist rolli mängib teie jaoks see, et sõna otseses mõttes sotsiaalnõunikuna, sotsiaaltööd tehes lahendategi reaalseid inimese probleeme. Kas see aitab teil kaasa? Mis siis kaasa aitab? See teadmine, et te olete väga vajalik, see praktiline asi, mis te teete igapäevaselt, loeb väga paljude inimeste elus. Ma usun kindlasti jah, et ütleme, kui sa, kui ikkagi pöördutakse sinu poole ja kui sa saad kellegi,
ükskõik siis, mis probleemi lahendada, siis ma usun, et ma olen sellel inimesel sellel ajahetkel vajalik. Et olgu see siis mis tahes on ja et aitan tal eaka vanema hooldekodusse paigutada või arsti aja kas või panna, et need olukorrad on väga erinevad, aga jah, sellel hetkel ma tunnen kindlasti, et ma olen sellel inimesel vajalik. Kui tähtis see nagu üldisemas plaanis siis võiks olla inimestele, et nad tajuvad ja näevad oma töö tähendust vahetult? Oluline on, et jah, ütleme inimesele ka töö eest kiitust avaldatakse, et ma ei pea seda isiklikult võib-olla nii väga oluliseks, aga seda ütleb mees, kes on ise kuulutatud 2017. aasta parim. Ei, see ei ole nii tähtis. Aga tegelikult tore on jah, kui märgatakse, aga selle nimel nagu mitte midagi ei tee, eks ole, konkreetselt. Aga tõesti, tegelikult ütleme, inimesed on erinevad ja väga paljud või enamus ikkagi ootavad, et nende töö eest ka teatud kiitus tuleb. Ja kui seda jääb nagu vajaka, siis nad ongi, ütleme, tekib stress, tõesti tekib selline käega löömine. Aga kui jah, ta aeg-ajalt ikkagi saab, inimesed on erinevad loomulikult ja nende see kiitusvajadus on ka erinev, eks ole. Mõnel piisab mingist sõnast, mõni tahab meeletut tähelepanu, lilli, aukirju, aga kiitus on loomulikult oluline. Piia, mulle ja ilmselt väga paljudele teistele ikkagi on saanud selgeks, et see maailm, kus me oma nutiseadmete abil tööd teeme, et see ei võimalda meil päriselt eristada nagu seda aega, kus on tööaeg ja mis on eraelu aeg. Ma olen täitsa kindel, et kui ma vaatan siin saalis ja näen mõnda inimest siin telefoniga toimetamas, mõned neist täna, keset laupäeva, teevadki täiesti selgelt tööasju. Neil ei ole midagi selle vastu, nad teevad seda ise mõnuga, nad tõenäoliselt ei taju ja ei tunne seda stressi selles lühikeses hetkes. Aga pikaajaliselt me saame aru, et see võiks olla probleem, eks, et kus need piirid on hägustunud. Kas see on nii, et see on probleem ja kuidas siis sellega tegeleda? See on kindlasti üks teema, millega tuleb jällegi ise töötajana tegeleda. Kui on tõesti väga vaja laupäeval tööd teha või on töövälisel ajal vaja tööülesandeid teha, siis sellisel juhul see ei tähenda, et ma nüüd terve laupäeva seda teen näiteks. Et kui mul on mingid ajakriitilised töölõigud, mis ma pean tõesti kas esmaspäevaks ära tegema, et siis ma teen endale väga konkreetse plaani. Ma saan seda teha näiteks maksimaalselt 2 tundi, ma teen seda 10–12. Ja see tegelikult ka pikas perspektiivis selliste piiride seadmine väga hästi alandab seda stressi. Sest et kui ma pärast koju lähen või kui ka siin on ju, et pärast seda ma tean, et siis mul on see aeg, mille ma saan rahulikult kas siis jooksma minna, kas ma saan oma lähedastega aega veeta, teha midagi muud, eks ole. Et ma arvan, et ükskõik, kuidas me praegu seda vaatame, see on kindlasti üks teema, mis on väga teravalt nii ühiskonnas kui ka töömaailmas üleval. Sellega kindlasti tuleb tegeleda nii organisatsiooni tasandil kui ka siis indiviidi tasandil. Igaüks ise ka sellega vaatama. Me oleme nagu kohas, kus me näeme, et need otsad on omavahel nagu põimunud, nad on omavahel nagu seotud, aga me tegelikult ei ole selle juhtimises nagu päris head veel, et me kindlasti saame siin kuidagi nagu paremini kohaneda. No muidugi, see kõiksugune tehnoloogia kasutamine, see on väga sõltuvust tekitav, et see on ka teaduslikult ju tõestatud igatepidi ja on lihtne samamoodi ka tööajal ju vaadata vahepeal sotsiaalmeediat, teha mingeid muid asju on ju, aga just see, et inimene oleks võimalikult efektiivne ja ta saaks ikkagi tööülesanded ära teha ja tal see stress ei kuhjuks. Ma arvan, et see ongi siin see võti, et iga päev ka endale määratledagi ära, et mis kellast mu tööpäev siis lõpebki. Ja ma saan selle järgi endale teada anda või teadvustada endale, et järelikult ülejäänud aeg on minul endale. Ja see on see puhkamise aeg, et seda igapäevaselt teha, see on väga kriitiline just sellepärast, et see stress ei kuhjuks ja lõpuks ei oleks suurt muremäge, mille ees siis sellega kaasnevad juba teised probleemid. Väino, kuidas hoida endast seda töö nagu sellist positiivset motivatsiooni, et meile ju meeldivad ka rasked ülesanded ja meile meeldib, kui on asju teha ja meile meeldib saavutada. Et kuidas hoida seda head tunnet, seda saavutamise positiivsust enda sees, mida teie selle jaoks teete?
tulebki näha igas probleemis niisugust positiivset külge, et noh, teatav niisugune stress ka töös on ju positiivne, eks ole, ja kui sa saad mingi raske ülesande lahendatud, siis ta tekitab sulle sellist positiivset tunnet ja ütleme ka selline ikka isiklik positiivsus nagu peab olema kogu aeg, noh, natuke totakas naeratus võib-olla peas, eks ole, et ja süstida seda ka oma kolleegidesse, kes võib-olla ei ole nii tugevad võib-olla vaimselt oma probleemidega toime tulema. Et jah, ütleme, isiklik eeskuju naeratusega, toetava sõnaga, ma arvan, et see on see. Jah, sest uuringud on ju näidanud, et juba nii-öelda rõõmsama näoga vaadates juba tundub see asi pisut positiivsem, et see on ju fakt. Piia, kuidas seda töö nii-öelda head enesemotivatsiooni hoida töö puhul? Kõige lihtsam on seda hoida siis, kui sulle meeldib see, mida sa tööl teed. Siis sa naudid oma töö tegemist ja see tuleb justkui iseenesest. See tähendab seda, et peaks siis ära tähistama, et on meeldivad asjad ja on asjad, mida ma ei naudi, aga mida ma pean tegema. Et kas mu peas peaksid olema nad eristatud? Ma usun, et selle peale kindlasti võib mõelda, sest et see ju aitab leida seda head tunnet ja ka seda rahulolu saavutustunnet ka nendest võib-olla ebameeldivatest ülesannestest. Ma arvan, et meil kellelgi ei ole tööl 100% kõik ülesanded, mis me teeme, on täiesti meeltmööda. Iga päev teeks neid ainult kogu aeg. Et isegi kõige meeldivamad ülesanded mingil hetkel võivad muutuda selliseks rutiinseks, enam ei tunne nii suurt naudingut nendest. Et see enesemotivatsiooni hoidmine on ka oskus, mida tuleb arendada. Mille peale peab vähemalt esimese järguna vähemalt mõtlema, aru saama sellest. Piia ja Väino, suur aitäh selle vestluse eest. Meil aga on jäänud üks jutuajamine siin veel teha, kell hakkab peagi saama 1:03, on juba kella peale tiksunud ja seejärel peale pisikest pausi on ees ootamas siis kõik need erinevad töötoad ja mis töötoad need on, vatek.ee koduleheküljelt nad kindlasti leiate, aga meie veel vestleme enne seda Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professori Merike Sisaskiga. Tere! Tere! Me oleme siin rääkinud täna palju toredatest asjadest ja kõik, ma usun, kes vähegi kaasa soovisid mõelda, leiavad midagi, mis peegeldavad enda elus ette tulnud küsimusi, mis nii-öelda võimaldavad kuidagi reflekteerida. Aga kui me mõtleme selle peale, et vaimne tervis on miski, mis on enamus ajast nagu nähtamatu. Alles siis, kui need probleemid tulevad, muutub see sageli nagu tajutavaks teistele ka ümberringi. Kuidas nagu kontrollida oma vaimse tervise käiku nii-öelda vahepeal? Kuidas seda mõõta? Kuidas sellest aru saada? Et kas see, kuhu ma olen teel, on hea suund või tegelikult mitte? Kuidas tunda ära, kui hakkab asi problemaatiliseks minema, et mitte seda siis on õiget võib-olla hetke juba maha hästi, magada. et juba probleemid ütlevad mulle, et juba on siin. Aga et kuidas me igapäevaselt saame nagu nii-öelda mõõta seda, et kas ma olen teel õigesse suunda? Esimeseks mõõdupuuks on inimese enesehinnang ja see, mida tema tunneb, ta peab oma tundeid usaldama. Kui ta tunneb ennast hästi, siis ta tavaliselt üldse ei mõtle ja ei esitagi endale seda küsimust, et kas minuga on kõik hästi. Aga kui on esimesed märgid sellest, et ta ei tunne ennast hästi, mis need esimesed märgid võivad olla? Kehv uni, ei puhka välja, söögiisu on muutunud, võib-olla selline ülemäärane stress ja pinge, et ei suuda rahulikus olekus millelegi keskenduda või tähelepanu pöörata sellele, mis varasemalt tundus huvipakkuv ja tegi meele heaks. Et kui sellised märgid ilmnevad, et siis võib öelda, et see on niisugune esimene alarmtsoon. No, aga kas ei ole niimoodi, et kui ma olen eluaeg siin juba 46 on ette tiksunud, eks ju, seda on juba tehtud ka, ma olen seda kõike juba näinud, no mis ma ikka sellest rõõmustan, et kas see on siis nii-öelda eluterve arusaamine, et elu ongi nüüd selline olnud, eks ju, ja ma juba tean peaaegu kõike, või on see märk siis mingist probleemist minu vaimse tervisega? Ma ei liigitaks seda kohe probleemi alla, sellepärast, et see võib, üks asi on selline isiksuse areng ja niisugused arengulised kriisiperioodid, kui inimene mõtlebki, kas nüüd see, mis ma olen teinud ja see, mis ma teha kavatsen, on kõik tore ja hea ja toetab minu isiksust ja inimeseks olemist. Et see ei ole veel
see, millest me räägime, kui me räägime abi otsimisest vaimse tervise probleemide korral. Nüüd mingi väike selline kõhklus ja küsimused on tegelikult hea märk. Jah, aga kui need küsimused on väga hea märk ja abi otsimine varajaste märkide puhul on nagu esimene asi, mida vaimse tervise teenuste puhul siis välja tuuakse. Ei ole vaja oodata seda murdumise hetke, et siis on asi juba väga halb. No, toome paralleeli näiteks hambaarsti juurde minekuga, et või tulekahju kustutamisega, et see tuletõrjuja kutsumine ei ole esimene samm, et tuleohutust tagada ja hambaarsti juurde mineku ja hammas valutab, ei ole ka esimene samm, et oma hammaste eest hoolt kanda. Niisamuti peaks inimesed harjuma selle vaimse tervise eest hoolt kandma, sellist igapäevast hügieeni tegema juba siis, kui probleeme veel ei olegi. Mis see igapäevane hügieen võiks olla siis? Tegeleda endale meelepäraste asjadega, alustada hommikut kiirustamata, võib-olla väikese meditatsiooniga, me ei mõtle siin mingisugust küünalde süütamist ja altari ülesseadmist. Meditatsioon tähendab keskenduda olemasoleva hetkele, käimasolevale tegevusele, näiteks kohvi keetmisele, pudru keetmisele 5 minutit piisab. Et see on see igapäevane hügieen ja leida igas päevas midagi sellist, mis aitab mul jälle nagu maandada ennast, 2 jalaga maa peale saada, sest vaimse tervise probleemid saavad sageli alguse sellest, et inimene ei tunne ennast enam nagu oma elus kohal olevat, vaid et teised kontrollivad mingid ülesanded, suunavad sinna tänna ja siis tekib selline peata olek, kaaluta olek, et end 2 jalaga maandada, et see on üks esimene vaimse tervise hügieeni samm. Aga ma küsin, me alustasime ka täna selle teemaga, et kas siin ei ole paradoks, et meil justkui läheb kogu aeg paremini, mitte kõigil, jah, arusaadav, aga siiski keskmine ütleb, et inimkonnal ei ole olnud nagu nii palju head aega kui praegu, aga samas on teise kusagil statistika peal, et seda vaimse tervise probleemi on samavõrd kasvanud. Sest head ajad ilmtingimata ei taga seda, et inimene tunneb ennast hästi, sest taustsüsteem on alati olemas. Ja et inimene võrdleb ennast taustsüsteemiga, jah, kui me võrdleme ennast praegu koopaelanikuga, keda ähvardas kogu aeg koht olla kiskja poolt maha murtud, siis me elame suurepärasel ajal, et see lotopilet siin elamiseks on ikkagi täiesti suur võit juba iseenesest, aga me näeme ikkagi seda ebavõrdsust vaimse tervise valdkonnas siis teenuste kättesaadavuses, et sõltub, et see praegu sõltub, aga peaks üsna vähe sõltuma sellest, et kus ma elan või milline on minu sissetulek, et see ebavõrdsus jääb inimühiskondadesse alati sisse. Rääkimata siis sellest, et ka meie elulaadiga kaasneb nagu väga palju tõesti muret tekitavatki. Ja, siis on loomulik inimeseks olemise osa, et vaimse tervise edendamine ei tähenda, et likvideerime mured, vaid et parandada inimese kohanemisvõimet, sest kogu aeg midagi juhtub. Ka traumaatilised elusündmused ei ole meie kontrolli all, nad lihtsalt juhtuvad, aga siis meie asi on nendega paremini või halvemini toime tulla ja igal juhul nad on löök ja võivad meid kahjustada. Meie tänase messi pealkiri ja selle päeva pealkiri Püsime koos ütleb midagi, mulle tundub ka selle kohta, et me ei peaks olema üksinda, me ei peaks jääma üksinda nendes olukordades, mis meile ette tulevad. Kui palju abi ma üldse võin loota oma kaaslaselt selle osas, mis puudutab vaimset tervist? Kas see, ma saan aru, et koos olemine juba iseenesest on teraapiline, aga kui ma tajun probleeme, kas see on miski, mida mu kaaslane saab aidata lahendada? Jaa, kindlasti saab. Ja kaaslane ei ole professionaalne abistaja. Siin tuleb alati need piirid selgelt nagu paika panna, et üks osa on, mis ma ise teen, mida mu kaaslased saavad teha. Kaaslased saavad vaimse tervise esmaabi osutada, ehk siis märgata minu juures muutusi, mida ma võib-olla ise ei ole tahtnud tähele panna, nendele tähelepanu juhtida, küsida, siis tuleb kõige olulisem osa kuulata ja sealt edasi siis juba võib-olla suunata ja veenda abi otsima ja abistada siis professionaalse abi leidmisel. Ja professionaalne abi, see algab kindlasti esmatasandi tervishoiust. Et psühhiaatriline abi, see on juba jällegi niisugune, tulekahju on siis suur, kui inimene peab sinna jõudma ja see abi
ja teenused peaks olema optimaalsed, õigeaegsed ja kvaliteetsed ja esmatasandilt peaks inimene alati alustama, kui ta tõesti tunneb neid selliseid ohumärke, mida ma alguses kirjeldasin juba pikema aja jooksul. See on teine väga oluline märksõna, et päevade lõikes, nädala lõikes meil kõigil muutuvad tujud, väsimuse astmed, mõnikord magan paremini, mõnikord halvemini, aga kui sellised sümptomid kestavad vähemalt 2 nädalat järjest, siis on juba põhjust mõelda, et äkki ma peaksin oma perearstiga rääkima, et perearst on see esmakontakt, kes võib-olla oskab siis ka nõu anda. Ma arvan, et praegu natuke alahinnatakse perearstide võimekust ka vaimse tervise probleemide puhul aidata ja ära tunda, et kas on tegemist raske juhtumiga ja peaks edasi minema, mida nad siis soovitavad või anda ka selliseid eluviisi soovitused ja soovitus ka kannatlikuks meeleks, et mõni asi lihtsalt läheb mööda. Kui me räägime sellest 2 nädalast, mis on see selline nagu halb plaan? Et mis on see selline halb mõte, mis sellega tõenäoliselt võiks kaasneda, eks ju, mis võib-olla juhib tähelepanu sellelt, millel fookus peaks olema, sellelt hoopis ära, et mida te oma kogemusest näete, mis on see, millega inimesed, ma ei tea, kas ennast lohutavad ennast valele teele tegelikult ja et vaimse tervise teemadega kaasneb paraku tõesti selline stigma pool ja mitte ainult ühiskonna pool stigma, vaid ka enda pool stigma, et ma nagu häbistan ennast selle eest, et ma ei ole piisavalt hea. Ja ma püüan ikka paremini hakkama saada, kui inimene on niisugune tubli ja hakkama saaja inimene, siis ta püüab paremini hakkama saada ja lükkab seda abi otsimist täiesti tarbetult edasi. Ja teiselt poolt on need destruktiivsed käitumisviisid, mis võivad tekkida, et hakatakse sellest abi otsima alkoholi tarvitamisest või mingit veel hullem narkootikumide tarvitamisest, kus ilmselt saadakse ka hetkeline leevendus, aga kui see möödub, siis on asi veelgi raskem ja see tunne veelgi kehvem. Merike Sisask, suur aitäh selle väikese lühikese vestluse eest. Nüüd mul on väga hea meel välja kuulutada, et peaaegu tulebki see iseendasse hetkeks vaatamise aeg. Kõik need, kes tänasel messil on kaasa löönud ja ootavad kohe järge. Jah, see järg on tulemas. Juba mõne hetke pärast kell 13:10 algab lausa 3 töötuba, peale seda väikest pausi 14:20 järgmised 3 ja 15:30 taas tunnine sessioon 3 erinevas töötoas, nii et neid töötubasid on kokku lausa 9. Siit Vateki leheküljelt leiate kindlasti kõik need teemad. Seal on 100 osaleja piir, aga need, kes ei ole veel jõudnud nende teemade osas ennast kurssi viia, ma ütlen esimese töötoa 3 teemat ära ka. 15 minutit vaimsele tervisele Eesti ja Islandi näitel. Ma loodan, et seal antakse täitsa praktilisi soovitusi ka. Stressi juhtimine muusika ja loovtegevuste kaudu on teine teema ja 3. töötuba on teemal, kuidas taastuda petmisest. Nii et sellised natukene üldisemad, aga ka väga konkreetsed vastused ja küsimused juba hetke pärast kell 13:10 siis vatek.ee koduleheküljelt leitavate linkide teel. Nii et püüdke ennast kiiresti sinna õigel hetkel kohale viia. Piirangu number 100 reguleerib selle ära, kas te siis pääsete sinna osalema või mitte. Ja vatek.ee lehelt leiate veel ka organisatsioonide tutvustused, kes terve siis järgmise kuu jooksul, aga eriti täna on valmis teie küsimustele vastama. Vaimse tervise teemad muidugi on need, mis on siis fookuses, nii et organisatsioonide tutvustused, nii nagu messile kohane, astuge ka nende boksi ja tehke natukene juttu. Suur aitäh, et jälgisite. Nüüd kuni 13:10 on pisikene paus ja siis juba töötubades jätk.